Nagu lubatud, siis loengu teises osas räägime natukene sellisest tehnilisemast poolest. Jällegi, et ärge liiga elevile minge, mitte liiga tehniliselt, et ikkagi jätkame õigusliku regulatsiooniga, aga natuke võib-olla sellise tehnilise nurga alt. Et isikuandmete kaitse üldmäärus, nagu juba öeldud, kohati sõnastuslikult on natukene ebaõnnestunud ja tõlked eriti, et selle tõttu ma ka soovitan, et kui määrusest midagi otsida, siis tasub vaadata kõrvuti vähemalt kahte keelt, et näiteks kas eesti-inglise või eesti-saksa või mis võõrkeel kellelgi kodusem tundub, et tähelepanelik olla, kus see tõlge võib olla natuke erinev, et kuigi Euroopas peaks olema kõikidel nendel keeleversioonidel võrdne õigusjõud, siis vähemalt tõlgendamise mõttes kohati on abi sellest, et kui sa loed kahes keeles, sa saad sellest mõttest võib-olla selgemini aru ja vahel paraku see mõte on ka erinev, et siis ongi hea, kui saab kolmanda keele veel juurde võtta, vaadata, et kas seal on kolmas mõte või see kinnitab ühte nendest kahest versioonist. Aga siis sõnastuse osas räägitakse määruses sellisest kolmest mõistest nagu automaatne töötlemine, automatiseeritud otsus ja profiilianalüüs. Liigume tagant ettepoole selle tõttu, et see profiilianalüüs on määruses selgelt defineeritud, et artiklis 4 ongi eraldi mõiste profiilianalüüs, mis siis ütleb, et see on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis siis hõlmab isikuandmete kasutamist mingite isiklike aspektide hindamiseks. Eelkõige siis selliste aspektide analüüsimiseks, prognoosimiseks, mis on seotud ja siis on jälle näidisloetelu, kas töötulemused, majanduslik olukord, tervis, isiklikud eelistused, huvid, usaldusväärsus, käitumine, asukoht ja liikumine. Et lihtsustatult öeldes profiilianalüüs ongi siis selline menetlus, mis hõlmab mingit hulka statistilisi järeldusi ja seda kasutatakse sageli, et teha inimese kohta mingeid prognoose, kasutatakse väga erinevatest allikatest pärit teavet ja siis nende erinevate allikate ja selle teabekogumi põhjal tehakse üksikisiku kohta mingeid järeldusi, kasutades samal ajal siis statistiliselt sarnaste inimeste omadusi. Ja oluline siis, mis teeb statistikast profiilianalüüsi, ongi nende aspektide hindamine. Et neid nagu analüüsitakse, prognoositakse, et mitte lihtsalt ei tehta statistikat, kuidas on, vaid hinnatakse, et täpselt kas on eesmärk mingit käitumist mõjutada, käitumist ennetada, käitumist kuidagi kohendada. Ja profiilianalüüsil on siis 3 omadust, mis teeb töötlemistoimingust profiilianalüüsi, ehk siis esiteks, see on see esimene lõik, et ta peab olema automatiseeritud töötlemine. Seda tehakse isikuandmetega ja siis nagu öeldud, et see eesmärk peab olema füüsilise isiku mingite isiklike aspektide hindamine. Et siin juba käis läbi nende kriteeriumite hulgas see automatiseeritud töötlemine. Need automatiseeritud otsus, automaatne töötlemine on sellised, mille kohta mõistet üldmäärus ei paku. Et ta küll kasutab neid sõnu, aga mis asi see on, üldmäärusest ei selgu. Ja siis see automatiseeritud otsust Andmekaitse Inspektsioon on kodulehel öelnud selle kohta niimoodi, et see tehakse infotehnoloogiliste vahenditega ilma inimese sekkumiseta. Et siis arvuti teeb mingi järelduse. Jah, ei, 1, 10, saab, ei saa, on sobiv toetuseks, ei ole sobiv toetuseks, et need arvuti selle andmestiku põhjal teeb ise selle järelduse. Inimene sinna ei sekku. Ja automaatne töötlemine, jällegi, mille kohta ei ole mitte mingit selgitust, kasutatakse näiteks mõjuhinnangu kontekstis, ehk siis isikuandmete kaitse üldmäärus ütleb mõjuhinnangu kohta, et selle läbiviimine on kohustuslik, kui toimub füüsilise isiku aspektide süstemaatiline ulatuslik hindamine, mis põhineb automaatsel isikuandmete töötlemisel, sealhulgas profiilianalüüsil. Ehk siis see viitab, et see automaatne töötlemine on midagi laiemat kui profiilianalüüs, et profiilianalüüs on mingi üks vorm automaatsest töötlemisest, aga et need automaatse töötlemise juhud võivad olla laiemad. Ja selline rahvusvaheline organisatsioon nagu IAP, ehk siis International Association of Privacy Professionals, nemad on oma kodulehel seda defineerinud näiteks niimoodi, et nad ütlevad, et see on processing operation that is performed without any human intervention.
ehk siis nagu töötlemistoiming, mida tehakse ilma inimsekkumiseta. Ehk siis otsus või toiming. Automatiseeritud otsus on siis see, et tehakse mingi järeldus arvuti poolt. Automaatne töötlemine on see, et tehakse mingi toiming, et sellele otseselt järeldust või otsustust ei järgne, aga midagi tehakse. Mina ütleks, et ilmselt tuleks eristada seda automaatset töötlemist lihtsalt digitaalsest või elektroonilisest töötlemisest. Kuskilt määrusest seda otseselt ei tulene, aga kui seda lugeda ja lihtsalt mõelda, kui palju me tänapäeval, ütleme, Eestis eriti oma e-riigiga me ikkagi enamusi andmeid praeguseks töötleme mitte paberkandjal, vaid elektrooniliselt. Et see on mu isiklik hinnang, et selles mõttes see võib mingites konkreetsetes situatsioonides olla teistsugune ja jällegi tõlgendamisel võib-olla mõni norm tõlgendab natuke ühtmoodi, mõni natuke teistmoodi. Aga mina tahaks öelda, et see automaatne töötlemine on midagi natuke rohkemat ja natuke aktiivsemat kui lihtsalt elektrooniline või digitaalne andmetöötlus. Et kui ma lihtsalt säilitan elektroonilisel kujul midagi, et siis ma ei tahaks öelda, et see on kohe automaatne töötlemine, just eriti selle mõjuhinnangu normi kontekstis, mis ütleb, et mõjuhinnang tuleb teha, kui see põhineb automaatsel isikuandmete töötlemisel, et mõjuhinnangut teha sellepärast, et ma elektrooniliselt midagi töötlen, ei kõla loogiliselt. Ma ütleks, et seal peaks midagi rohkemat toimuma, et see võib tõesti ikkagi mingi isikuandmete aktiivne tegevus nendega andmetega olema. Aga eks praktikas paistab, eks need mõisted ka mingi vaidluse käigus varem või hiljem selguvad. Ja siis see automatiseeritud töötlemine, nagu enne korraks juba juttu oli, et jagaks siis praegu lihtsustatult selleks automatiseeritud otsuseks ja profiilianalüüsiks. Ehk siis see, kus ma saan vastuse ja see, kus ma saan mingi andmestiku, millest ma pean ise edasi järelduse tegema. Ja neid automaatseid otsuseid põhimõtteliselt saab teha koos profiilianalüüsiga või ilma selleta, et on ka võimalik see, et esimese sammuna tehakse see profiilianalüüs ja teine samm on see, et selle profiilianalüüsi pealt tehakse automatiseeritud otsus, ehk siis endiselt ilma inimsekkumiseta. Aga variant on ka see, et arvuti teeb selle profiilianalüüsi ja inimene siis teeb selle profiilianalüüsi järelduse põhjal ise mingi otsustuse. Et see ongi selle automaatse otsuse ja profiilianalüüsi eristamine toimub selle inimsekkumise määra pealt. Ja miks see on oluline? Oluline on jälle sellepärast, kohalduvad erinevad reeglid. Kui meil on automaatne otsus, ehk siis see masin ise jõuab selle lõppjärelduseni, kas keegi saab midagi, ei saa midagi, siis selle kohta ütleb üldmääruses artikkel 22, et andmesubjektil on õigus, et tema kohta ei võetaks vastu sellist otsust, mis põhineb ainult sellel automatiseeritud töötlusel. Ja see õigus, andmesubjektil on õigus, ei tähenda siin seda, et see andmesubjekt peab aktiivselt mingi taotluse esitama või midagi tegema, vaid see õigus on tõlgendatav sellise üldise keeluna. Ehk siis sul on keelatud teha automaatseid otsuseid, välja arvatud, kui on selleks lubavad erandid. Ja see inimsekkumise määr, et siis välja mõelda, kas tegemist on automaatse otsusega või mitte, seda siis selles mõttes ka hinnatakse sisuliselt, et see, kui masin, võtame see toetuse saamine on nagu selline hea lihtne näide automatiseeritud otsuse puhul, et kui inimene sisestab mingid kriteeriumid, ütleb, et ta tahab saada toetust ja masin ütleb, jah, saab. Et siis, kui nüüd inimene vaatab selle sisuliselt läbi, need asjaolud, mis arvuti järeldas, miks järeldas ja siis ta kiidab selle heaks, ütleb jah, okei, tõesti saab toetust. Et siis, kui see inimsekkumise määr on piisavalt kõrge, siis mis sellest, et masin annab nagu selle eelduse otsuseks, siis see ei pruugi olla automaatne otsus. Et kui sellel otsust ülevaataval isikul on piisav volituspädevus seda otsust ka muuta, et see on selline mõtestatud tegevusse ülevaatamine, mitte lihtsalt selline kummitempliga tühi liigutus, et jah, mis iganes arvuti ütleb, kõik sobib. Et siis olenemata sellest, et arvuti selle eeltöö ära teeb, ei pruugi see olla automaatne otsus, isegi kui inimene selle muutmata jätab. Aga kui seda inimsekkumist seal ei ole või see inimsekkumine on tõesti selline formaalne või näilik, siis on olenemata sellest, et formaalselt see inimene seal vahel istub, võib ikkagi tegemist olla automaatse otsusega, et selles
ta sekkumismääras peab olema väga suur selgus, et kui suured õigused sellel inimesel on, mida ta teeb, kuidas teeb ja see peaks olema dokumenteeritud, et enamasti nende automaatsete otsuste ja igasuguste automaatsete protsesside puhul tekib ka mõjuhinnangu tegemise kohustus ja selle mõjuhinnangu protsessi käigus peaks siis vastutav töötleja tegema kindlaks ja märkima ära, et mis on see sekkumistase inimesel seal otsustusprotsessis ja millises etapis see sekkumine toimub. Ja selle automaatse otsuse riskide maandamiseks peakski olema jällegi igasugused kaitsemeetmed ja muuhulgas see kaitsemeede on siis olla teavitatud, et kuna andmesubjektil on see õigus, et või eeldus, et üldjuhul tema kohta ei tehta automaatseid otsustusi, et siis peaks olema igal juhul andmesubjektile teavitatud, kui ikkagi kavatsetakse seda automaatset otsust teha ja samuti siis tema õigused peaks olema selgelt väljendatud, et kellega ta saab isiklikult ühendust võtta, ka isiklik inimkontakt peab olemas olema ja kuidas ta seda otsust vaidlustada saab, kui ta ei ole rahul selle automaatse otsusega. Ja igasuguse sellise kahtluse puhul jällegi, et kas see tegevus on lubatav või ei ole lubatav, et siis tuleks läbi analüüsida selle näiteks mõjuhinnangu käigus, et kas see plaanitav tegevus vastab selle artikli 22 tunnustele, ehk siis kas see planeeritav tegevus võib olla automaatne otsus, mis on need kaasnevad tagajärjed andmesubjekti jaoks, kas me oleme piisavalt, kas me teeme seda piisavalt läbipaistvalt, kas me oleme andmesubjekti piisavalt teavitanud, mis kaitsemeetmeid me saame veel rakendada, eeldusel, et see on nende erandite tõttu lubatud. Ja see mõjuhinnang aitab sageli ka saada endal selgust mingites küsimustes, mis võib-olla alguses jäävad tähelepanuta või ei saa piisavalt tähelepanu. Ja mis need erandid siis on, et me tükk aega rääkisime, et ei tohi, aga et millal siis tohib, ongi 3 selget erandit, ehk siis võib teha, kui see automatiseeritud töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks või sõlmimiseks. See on lubatud siis kohalduva õigusega ja siis lisatingimus on see, et ka see kohalduv õigus ise peab juba sätestama asjakohased meetmed andmesubjekti kaitseks. Ja 3. variant on jällegi nõusolek. Ehk siis see alus, mis piltlikult lubab kõike teha, aga sisaldab neid salakavalaid selliseid tärnikesi, nagu me enne rääkisime, et kuidas see nõusoleku andmine peab käima ja kuidas seda saab tagasi võtta ja mis siis tegema peab, kui see tagasi võetakse. Et need 3 erandit on, millal tohib teha ja lisaks selle A ja C, siis esimese ja 3. punkti puhul rõhutab määrus seda, et tuleb lisaks asjakohaseid kaitsemeetmeid rakendama. Ja jällegi, et need asjakohased kaitsemeetmed peaksid vähemalt olema võimalus otsesele isikulikule kontaktile, õigus väljendada oma seisukohta ja õigus vaidlustada seda otsust. Ja Eesti näide siis, kuidas mitmetes seadustes meil on erialapõhiselt ala keskkonnatasude kohta, maksukorralduse kohta, töötuskindlustuses, siis menetlusseadustikes on selle punktile 2 vastavad kohalduvas õiguses siis erandid, et mida võib teha haldusaktide andmisele automatiseeritult. Ma ütleks, et need kõik, need hästi palju erinevaid seadustes, need on lihtsalt mõned näited, aga et meil Eestis on üsna usinasti juba selline teatav automatiseeritud töötlemine ja otsuste tegemine lihtsamates küsimustes käima läinud ja minu meelest see on tegelikult hästi positiivne, et ma tegin kunagi magistritöö sellest, et kuidas võiks kohtupidamisel tehisintellektist abi olla ja mida on võimalik õigusnormidest automatiseerida, mida mitte, et semiootilise tõlgendamise kaudu. Ja ma ise usun siiralt seda, et arvuti peaks ette ära tegema sellise lihtsa ja tõesti matemaatilise või arvutusliku töö ja inimese ülesanne seal juures on tegeleda tõlgendamise, keeruliste üksikjuhtumite, emotsioonide, kõige sellisega, et arvuti ei suuda nähtavas tulevikus inimest asendada,
aga kindlasti peaks päris palju aitama, et inimesed ei peaks tegema sellist lihtsamat mehaanilist tööd. Ja siis omakorda ikka erand kinnitab reeglit, et nendest eranditest on omakorda veel erandid, millal ei tohi automatiseeritud otsuseid teha. Ehk siis üldiselt, kui see otsustamine hõlmab isikuandmete eriliike, siis jällegi tuleb see ei tagasi, ehk siis ei tohi teha automatiseeritud otsuseid. Ja sellest on määruses välja arvatud, kui siis jällegi nõusolek on üks selline tingimus, kus isegi eriliikide alusel võib teha automatiseeritud otsuseid. Siis kui see on vajalik olulise avaliku huviga seotud põhjustel ja lisaks on siis kehtestatud asjakohased kaitsemeetmed, ehk 2 alternatiivi, kas nõusolek ja asjakohased kaitsemeetmed või oluline avalik huvi ja kaitsemeetmed. Natuke skemaatiliselt ka, et kuidas see erand nüüd välja näeb, ehk siis eeldus on ei tohi, sellele järgneb tohib kui, ehk on aluseks kas leping, õigusakt või nõusolek. Isegi kui on olemas leping, õigusakt või nõusolek, siis ei tohi teha automaatset otsust, kui on eriliiki isikuandmed ja eriliiki isikuandmetega tohib teha automaatset otsust, kui siis lisaks sellele eelnevale kõigele on olemas selleks nõusolek või oluline avalik huvi ja mõlema selle puhul siis rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid ja need kaitsemeetmed siis lisaks eraldi kõikidele muudele kaitsemeetmetele, mida isikuandmete töötlemisel peab rakendama, siis automaatsete otsuste puhul tuleb tagada siis isiklik kontakt ja võimalus siis oma seisukoha väljendamiseks ja vaidlustamiseks. Nüüd nendes küsimustes, mis ma enne mainisin, et mõned mulle saadeti, siis oli üks selline küsimus, et kui järelevalvet teostavad asutused tahaksid sellist veebilehtedel olevate infode kogumiseks kasutada andmegraafiat selle asemel, et ametnik ise käiks, uuriks ringi, et siis sellise manuaalse veebikammimise asemel andmegraafia kasutamine mõtleks, et üks variant, mis tõusetubki, ongi kohe see, et mis või kuidas nende andmetega edasi tehakse, et kui seda andmegraafiat kasutatakse mingi info kogumiseks ja see info läheb ametniku lauale, et siis ma ütleks, et see on lihtsalt töötlusmeetme valik. Kui selle graafia järeldus on see, et see graafia leiab kuskilt midagi ja ma ei tea, saadab automaatse hoiatuse või teeb ise mingeid järeldusi sellest, mida ametnik sisuliselt üle ei vaata, siis seal võib tekkida selle automaatse otsuse risk ja seda tuleks kaaluda, et kas sealt selle andmegraafia tulemustest, kas sealt võib tulla mingid automaatse otsuse teemad sisse. Ja isegi kui see automaatse otsuse teema ei kohaldu, siis endiselt mõjuhinnangust tasuks kaaluda, et kuna see andmegraafia lihtsalt suudab niivõrd palju ja niivõrd kiiremini neid andmeid koguda ja vaadata, siis tuleks läbi mõelda, et kas see on kas oma ulatuse või laadi tõttu võiks sealt mõjuhinnangu koostamise vajadust tekkida. Ja lisaks muidugi see ka hoiatuseks, et oleneb, kus neid andmegraafiaid kasutada, et mõned veebilehed ei luba neid kasutada, et kas tehniliselt ei luba või oma tingimuste osas ei luba. Hiljuti just, tegelikult see hetkel on nagu pooleli sisuliselt veel see töö, kus oli küsimus, kas sotsiaalmeedia profiile krediidireitingute tegemiseks võiks andmegraafiaga kammida ja seal lõpuks jäi küsimus ka selle taha, et peaks vaatama nende sotsiaalmeedia portaalide kasutustingimusi, ehk siis mis tingimustel nemad lubavad oma portaali kasutada, kas see andmegraafia kasutamine läheb sinna alla, ei lähe sinna alla ja kas sellest võib mingeid negatiivseid tagajärgi kaasneda, kui sa kasutad andmegraafiat kuskil lehel, kus sa kasutaja tingimustes on keelatud. Et see ei ole, kitsalt võttes see ei ole isikuandmete teema, aga et see seondub samamoodi selle isikuandmetega, et jällegi isikuandmete puhul ei ole ainult küsimus, et kas see on andmekaitsealaselt lubatav, vaid seal võib olla ka mingeid muid selliseid sellega kaasnevaid või piirnevaid piiranguid. Ja oluline ka selle automatiseeritud otsuste puhul on see, et anda läbipaistvat teavet. Et ka igasugu muu andmetöötluse kohta tuleb anda läbipaistvat teavet. See ei ole mingi erandreegel, et igasuguse andmetöötluse kohta tuleb enne seda töötlemist või hiljemalt
vahetult pärast andmete kogumist anda andmesubjektile igasugust läbipaistvat infot, mida, kes, kus, millal, kui kaua ta andmetega teeb, siis lihtsalt seesama loetelu sätestab veel lisaks automatiseeritud otsuste puhul, et tuleb anda sisuline teave kasutatava loogika ja selle kohta, mis on see töötamise tähtsus ja prognoositavad tagajärjed. See on tänapäeval tegelikult sageli päris raske, sellepärast et need andmetöötlussüsteemid sageli, kus tänapäeval hakatakse ka tehisintellekti järjest enam rakendama, muutuvad niivõrd keeruliseks, et masinõppe puhul ka see inimene ise, kes selle masinõppe algoritmi alguses sisse seadnud on, mingi hetk ei suuda enam aru saada ega ennustada, miks see masin üht või teist järeldust teeb. Et kui isegi selle algoritmi looja ei saa päris täpselt aru, millal ja kuidas need järeldused põhinevad, siis on väga raske anda ka andmesubjektile seda läbipaistvat teavet selle kohta. Ja selle tõttu peaks üritama võimalused vältida selliseid musti kaste, millest ei saa keegi enam päris täpselt aru, mille põhjal ta mingeid järeldusi teeb, sest seal ei ole ka võimalik väga hästi hinnata, kas need järeldused näiteks on diskrimineerivad, kas need järeldused üldse põhinevad nendel sisendasjaoludel, et igasuguste mustade kastidega isikuandmete puhul peab hästi ettevaatlik olema, pigem neid vältima. Ja parem on siis see variant, kui kogu selline toimimise üldine loogika on andmesubjektile arusaadav. Loomulikult ei saa talle anda mingit, ma ei tea, tarkvarakoodi või, et vaata ise, mis see teeb. Et see peab olema ikkagi selges lihtsas keeles ja selline keskmisele inimesele lihtsasti loetavalt arusaadav. Ja tuletan ka meelde seda, et kui on siis mingite uuringute või asjadega tegemist, siis peavad olema selleks andmetöötluseks ka vajalikud load olemas, et me põgusalt esimeses loengus rääkisime sellest, et kui tehakse ajaloo statistikauuringuid IKS-i paragrahv 6 alusel, et siis teatud juhtudel on vaja taotleda lubasid, et ma mõtlesin, ma käin korra siin äkki ka selle teema uuesti läbi, et mis load ja millal, et Andmekaitse Inspektsiooni eelkõige luba on vaja siis, kui asutus plaanib läbi viia poliitika kujundamise uuringuid ja selleks tahetakse teha siis päringuid teiste töötajate andmekogudesse või kasutatakse mingeid teise asutuse vastutusalas olevaid andmekogusid. Ja kui see poliitikauuring siis on eriliigiliste isikuandmetega, ehk siis on poliitika kujundamise uuring pluss eriliiki isikuandmed, siis peab küsima loa nii Andmekaitse Inspektsioonilt kui ka eetikakomiteelt. Ja luba on vaja taotleda siis, kui see uuring viiakse läbi ka teadusvaldkonnas, et sel juhul on vaja siis selle eetikakomitee luba ja kui on tavapärast isikuandmed, ehk siis ei ole eriliiki, et siis endiselt ei ole vaja Andmekaitse Inspektsiooni luba. Et Andmekaitse Inspektsiooni luba on vaja ainult nendel erandlikel juhtudel, kui on poliitikauuring ja eriliiki isikuandmed. Ja seda luba ei ole vaja ka juhul, kui siis aluseks on nõusolek, ehk siis kui see uuring ei toimu IKS paragrahv 6 alusel, vaid see uuring toimub nõusoleku alusel, kogu andmekaitse regulatsiooni peab endiselt jälgima, et selles mõttes kõik need säilitamise piirangud, eesmärgipärasused, kõik need endiselt kohalduvad, lihtsalt selleks ei ole vaja eraldi luba küsida. Ja samuti ei ole luba vaja siis, kui on tegemist anonüümsete andmetega, siis ei kohaldu ka see andmekaitse regulatsioon, aga ma ei väsi kordamast seda, et see anonüümsed andmed on väga harva päriselt anonüümsed. Ja Eestis näiteks siis meil on bioeetika ja inimuuringute nõukogu, on Tervise Arengu Instituudil on eetikakomitee, ülikoolide juures on eetikakomiteed ja on ka siis sellised organisatsioonipõhised eetikakomiteed, et Eesti Arstide Liit, Lastehaigla eetikakomitee ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla eetikanõukogu ja mõned sellised veel, et need on siis need, kelle puhul tuleb uurida, et millisesse vastutusalasse täpselt see plaanitav uuring läheb ja kellel siis tuleks seda luba küsida. Esimene küsimus siis alati tuleb läbi analüüsida, kas on luba vaja ja siis on kellelt on luba vaja, et kas on Andmekaitse Inspektsioonilt või on eetikakomiteelt või on mõlemalt kahelt teatud olukordades. Ja siis see info edastamise teema juurde tagasi pöördudes, et nagu ma ütlesin, et see teave nii automaatsete otsuste kohta kui ka igasuguse andmetöötluse kohta
peab määruse kohaselt siis olema kokkuvõtlik, selge, arusaadav, lihtsasti kättesaadav ja selges lihtsas keeles, et see tasakaalu leidmine kohati on väga keeruline. Et ühest küljest on see, et sa pead andmesubjektile andma sellise täieliku informatsiooni, et see oleks läbipaistev, aga teistpidi sa ei tohi andmesubjekti uputada sellesse infosse. Et kui see informatsioon on ikkagi lehekülgi ja lehekülgi sellist keerulist juriidilist teksti, siis mina ütleks, et ei ole täidetud see kohustus andmesubjektile infot anda, sest kui andmesubjekt loeb pool lehekülge ära ja tõdeb, et ta ei saa mitte midagi sellest aru, siis see ei ole info andmine. Et see info tuleb tõesti läbi mõelda, et kuidas saab selle teha selliseks, et sul on kõik öeldud, aga see ei ole koormav ja see ei ole keeruline. See ei ole sugugi mitte lihtne ülesanne. Ja kättesaadavus samamoodi, et kuhu see pannakse, et kas sa paned selle kuskile veebilehele, sa pead mõtlema, kes on see sihtgrupp. Et kui näiteks on mingi uuring, mis puudutab peamiselt näiteks vanemaealisi, siis ei saa tänapäeval veel eeldada, et neil kõigil on vaba juurdepääs nutiseadmetele, arvutitele, internetile, et on endiselt veel suur hulk neid, kes ei oska või ei taha kasutada. Et siis sa pead mõtlema, kuidas sa neile selle info saad anda, et see ei piisa, kui see on ainult seal kodulehel, kui nad kuskil uuringus osalevad, et kas siis ma ei tea, saadad postiga või peab keegi minema ukse taha rääkima, et meil on selline lugu, eks see jällegi oleneb ka paljuski sellest, mis see uuring on, et sagel näiteks meditsiiniliste uuringute puhul saab ka arst teha seda teavitustööd, aga endiselt peab ka see uuringu tegija muretsema ise selle eest, et see info andmetöötluse kohta jõuab andmesubjektini, siis see on alati selle vastutava töötaja, siis selle kõige esimese astme lüli ülesanne tagada, et see info jõuab andmesubjektini, et isegi kui seal on mitu sellist astet vahel, ei saa vabandada välja sellega, et ma arvasin, et tema annab, et alati peab ise hoolitsema selle eest, et see info oleks kergesti kättesaadav ja selle saaks edasi antud. Ja alati peab ka olema selge, kes hakkab töötlema, et samamoodi uuringu tegemisel jällegi see meditsiinilise uuringu puhul, kui arst küsib patsiendilt, et kas see on okei, et me teeks sellist uuringut, ja siis peab olema ka alati selge, kes seda uuringut tegema hakkab, et ega see arst ise seal põlve otsas ei hakka seda tegema, enamasti see on mingi uuringufirma või asutus, et siis olekski vaja ka sellest aru saada, kes selles protsessis osalevad. Ja siis loomulikult teavitada andmesubjekti tema õigustest ja nendest kaitsemeetmetest. Ehk kui on nõusoleku alusel, siis nagu räägitud, selgitada, et seda nõusolekut saab tagasi võtta. Kui on muud alused, selgitada kustutamise õigused, andmete muutmise õigused, andmetele juurdepääsu õigused, kes kuidas neid uuringu tulemusi kasutab, kas need uuringu tulemused on isikustatud või mitte. Üldjuhul, mida rohkem infot see andmesubjekt saab, seda turvalisemalt ta ennast tunneb ja seda rahulikumalt ta tõenäoliselt käitub. Et kui inimesele tuleb kuskilt üllatuslikuna, et tema andmeid on kasutatud mingi asja jaoks, millest tema midagi ei tea ja tema aru ei saa, siis tavaliselt see üllatuse pahameel on pigem see, mis mingeid kaebusi ja vaidlusi hakkab põhjustama. Ja siis sellise üllatusliku ja salakavala töötluse kohta üks näide, kus siis selles mõttes loomulikult teadlikult tehti seda salaja ja küll USA-s, kus meil GDPR ei kohaldu, aga lihtsalt see on minu meelest väga huvitav näide, kuidas saab tegelikult väga väheste andmetega väga palju teha, et kui ka sageli inimesed kipuvad ise veebi kasutades lähtuma sellest põhimõttest, et mul ei ole ju midagi varjata ja mis siis, et ma siin, ma ei tea, annan mingi nõusoleku, siin vajutan accept, siin vajutan rohelist nuppu, et ma ei anna neile ju midagi palju. Et tegelikult, kuidas seda natukest piisava andmemahu korral massides on võimalik ikkagi väga ka kurjasti ära kasutada. Et siis 2016 aasta presidendivalimiste ajal Facebook ja Cambridge Analytica tegid koostööd ja põhimõtteliselt siis Cambridge Analytica kogus circa 50 miljoni Facebooki kasutaja profiililt andmeid, et luua siis tarkvara USA valijate prognoosimiseks ja mõjutamiseks. Ehk siis saadeti sellised isiku omaduste väljaselgitamise küsimused
koos mingi präänikuga, et siis lubati kas mingeid auhindu või ka lihtsalt see, et umbes need tavalised, et tee test ja saad heada ja igasugused mingid sellised, eks see küsitlus oli küll suhteliselt pikk, see oli umbes 120 küsimust, aga selle esiteks küsimustiku põhjal ja lisaks, kui sa klikkisid seda linki, kus siis sinna küsimustikule ligi sai, laaditi alla kogu su Facebooki profiili andmestik ja lisaks kõigi sõprade Facebooki profiili andmestik. Ja selle põhjal siis suhteliselt tõenäoliselt oletati selline, millises ühiskonnarühmas sa oled, kus su nii-öelda eelistused paiknevad ja võeti ette see selline nii-öelda keskmine osa. Ehk on mingid äärmused, kes on väga selgelt otsustanud, kuna Ameerikas on see nii-öelda kaheparteisüsteem, et siis nii-öelda, kas sa oled vabariiklane või demokraat, on ju, et siis need, kes seal kuskil kahe keskel olid, võeti ette ja hakati pommitama sisuliselt reklaamidega. Ja mingid ürituste kutsed, sotsiaalmeedias scrollid kõik, sa näed mingit reklaami ja isegi kui sa ei pööra sellele väga palju tähelepanu, siis sisuliselt alateadlikult see mõjutab sind ikkagi piisavalt, et peeti tõenäosuseks, et see Cambridge Analytica tarkvara, ehk siis see, et nad lahterdasid need valijad ära ja hakkasid mingile seltskonnale näitama konkreetses suunas reklaame, suure tõenäosusega mõjutas ka seda valimistulemust. Ja hiljem muidugi see Briti andmekaitse järelevalveamet uuris seda asja ja jõudis järeldusele, et neid andmeid töödeldi ikkagi valesti ja ebaõiglaselt, rääkimata sellest, et inimestel ei olnud see läbipaistev, mida nende andmetega tehti. Ja 2018 siis Facebook määras ka sellele Cambridge Analyticale trahvi, et see trahv oli siis ligi $500 000, mis muidugi praeguseid trahve arvestades on selline paras naljanumber, ütleme niimoodi, et sealses mõttes ja selles raharaamistikus, mis toona liikus, et lihtsalt toona see oli nii-öelda maksimaalne võimalik trahv, kuna see oli isikuandmete kaitse üldmääruse eelne aeg, siis see trahv määrati alles 2018, et see periood oli 2007-2014, aga lihtsalt see, et mida saab andmeanalüütikaga teha selle kaudu, et sa kogud tegelikult pealt näha üsna mitte lausa mõõtetut infot, aga ikkagi sellist infot, millel ei ole selle lõppeesmärgiga selle tarbija või andmekaitse subjekti jaoks mitte mingit seost, et see ei olnud absoluutselt meile ette nähtav, see ei olnud teadlik ja see ka mõjutamine ei olnud teadlik. Ja kellele huvi pakub, siis sellest on ka üsna hea dokfilm tehtud, kus siis seletatakse natuke detailsemalt veel, mis toimus ja kuidas toimus ja see on täpselt selline, mis paneb natuke mõtlema, et igale poole ei tasu vajutada, et ma nõustun andmekogumisega, et sa ei tea tegelikult, mis sellega tehakse ja igal juhul minu meelest peaks olema ametiasutuste ja riigi ülesanne vältida sellist läbipaistmatut andmeanalüütikat, et andmeanalüütika on väga kasulik vahend ja sellega saab väga palju positiivseid asju teha, aga et sellega saab ka väga palju kurja teha. Ja kui ma loodan, et mõned on näinud, seda filmi ma olen ise ka näinud, aga Minority Report, mis siis 2002 aastal oli täielik ulmefilm, kus siis lühidalt sisu on selles, et aasta on 2054, sugugi mitte kaugel. See põhineb tegelikult ühel veel vanemal raamatul, aga mõte oli siis selles, et seal küll mitte AI, vaid 3 sellist olendit ennustavad vägivallakuritegusid enne, kui need juhtuvad. Ehk siis üritab politsei sisuliselt ennetada vägivaldseid kuritegusid, tapmiseid, mõrvu selle läbi, et see inimene võetakse kinni mõni sekund enne seda, kui ta selle sooritab. Ja seal loomulikult tekkis eelkõige oli see püstitatud selle eetilise küsimuse kaudu, et kas sa saad enne seda sündmuse toimimist päriselt kindlusega ikkagi öelda, et see sündmus toimub, kui inimene teab ette, et see peaks toimuma, kuidas see teda mõjutab ja nii edasi. Aga minu meelest tänapäevase selle tehisintellekti ja andmeanalüüsi võimekuse juures on paratamatu, et see selline ennetav tegevus ja ennetav nii positiivne tegevus kui ka ennetav siis selline hoiatav tegevus muutub selliseks, ma ütleks, see ei ole enam ulme praeguseks.
ja isegi Eestis näiteks meie selles tehisintellekti nimetatud krati kavas on ka juba viitud selles, et kuigi Eestis hetkel puudub korrakaitseseaduses selline ohuennetuse ja võimalike rikkujate tuvastamise eesmärgil andmekogude kasutamine, et mis siis annaks aluse ja raamid selle ohuennetuse eesmärgil toimuva massandmetöötluse jaoks, et siis see ilmselgelt näitab, et selles suunas on mõtteid. Ja jällegi, tõenäoliselt me kõik oleme huvitatud sellest, et kuritegevuse tase oleks madal ja et see on positiivne oma olemuselt, aga et selle käigus ei saa ära unustada inimese põhiõiguste kaitset ja privaatsuse kaitset. Et tuleb leida tasakaal selle vahel, mida on võimalik teha ja mida on eetiline ja lubatud teha. Ja siis praeguses Euroopa tasemel tehisintellekti määruse eelnõus on siis ka kasutatud sellist riskipõhist lähenemist, et eristatakse neid tehisintellekti kasutusviise siis selle põhiselt, et kus see risk on vastuvõetamatu, kus see risk on suur ja kus see risk on väike või minimaalne. Et see väike või minimaalne on siis selline, et seda võib rahulikumalt teha seal, kus risk on vastuvõetamatu, seal siis on keelatud selle tehisintellektiga andmetöötlus. Et näiteks siis on selgelt keelatud tehisintellekti põhine sotsiaalne hindamine mingitel üldistel eesmärkidel. Keelatud on ka siis reaalajas toimuv biomeetriline kaugtuvastamine ja selle kasutamine õiguskaitse eesmärgil avalikust juurdepääsetavas ruumis. Ehk see, mida hetkel kohati hoiatatakse või kahtlustatakse, et Hiina teeb, kui sul on näotuvastuskaamerad sisuliselt iga ristmiku peal ja sul on pidev jälgimine, ehk siis seda Euroopas tahetakse pigem vältida. Ja kesksed on samamoodi nii nagu andmekaitses, on läbipaistvus ja eesmärgipärasus. Et siin jällegi oluline on see, et need sõnad on sarnased, need on kooskõlas nii tehisintellekti kasutamise kui andmekaitse puhul, aga need on üksteisest sõltumatud, ehk siis see on jälle teema, mis võib tõusetuda anonüümsete andmete kasutamisel. Et see läbipaistvus ja eesmärgipärasus on oluline, kui see on isikuandmed, sest isikuandmete kaitse, ja kui need on isegi anonüümsed andmed, siis võib see läbipaistvus ja eesmärgipärasus ikkagi olla oluline tulenevalt sellest, et kasutatakse lihtsalt selliseid tehnoloogilisi vahendeid, mis nõuavad seda kaitset. Ja siis selleks, et andmed oleks kaitstud, peab siis vastutav töötleja kohaldama asjakohaseid tehnilisi korralduslikke meetmeid. Ja määrus siis ütlebki niimoodi, et füüsiliste isikute õiguste vabaduste kaitsmiseks tuleb kasutusele võtta asjakohased tehnilised korralduslikud meetmed ja selle eesmärk on siis täita neid andmekaitse põhimõtteid. Need põhimõtted olid siis seaduslikkus, õigus, läbipaistvus. Seaduslikkus tähendas siis õigusliku aluse valikut andmetöötluseks, õiglus siis seda, et ei diskrimineerita, läbipaistvus seda, et antakse infot. Eesmärgipiirang siis seda, et töödeldakse ainult neid andmeid, mis on selle eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Võimalikult väheste andmete kogumiseks ei koguta igaks juhuks, et äkki läheb vaja, vaid kogutakse ainult neid, mida parasjagu on vaja. Tuleb tagada andmete õigsus, ehk siis kui andmed muutuvad, tuleb need ära parandada. Kui on väga pikalt mingid andmed olnud ja võib eeldada, et need andmed, mis muutuvad, siis aeg-ajalt tasuks üle küsida, et näiteks praktikast, kui internetipanka logid, siis enam-vähem korra aastas vist viskab ta sulle ette selle kasutaja andmete küsimustiku, et vaata üle, kas kõik on endiselt sama aadressid, telefoninumbrid. Ja siis lisaks on säilitamise piirang, ehk siis iga andmekategooria puhul peaks olema selge, kui kaua seda isikustatud kujul säilitatakse. Ideaalis see võiks olla mingi kindel periood, aastad, kuud, nädalat. Kui seda võimatu määratleda, seda täpset perioodi, siis tuleb vähemalt määratleda kriteeriumid, et mille alusel see otsustatakse, kas seda on vajalik säilitada või mitte. Ja kui sageli see üle vaadatakse, et näiteks mingi teadusuuringu käigus, kui ei ole täpselt teada, kui kaua see uuring kestab, et perioodiliselt öelda näiteks, et iga aasta selle kriteeriumi alusel kontrollime üle selle säilitamisvajaduse. Ja usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus
siis eelkõige andmekaitsealase rikkumise eest, et need ei lähe kuskile rändama ilma teadliku valikuta ja et neil ei saa keegi teine ligi. Ja siis need korralduslikud meetmed, neid ei ole määruses otseselt loetletud, ehk siis sellist selget loetelu, mis asjad on korralduslikud meetmed, määrusest ei leia. Küll aga leiab mõningaid vihjeid sellele, mis see olla võiks. Näiteks põhjendustus punkt 78 ütleb, et selleks, et olla võimeline tõendama määruse täitmist, peaks vastutav töötleja võtma vastu sise-eeskirjad. Ehk siis sise-eeskirjad ongi üks selline meede, mille kaudu esiteks on võimalik panna paika need korralduslikud meetmed, kuidas me asju teeme ja lisaks on võimalik ka tõendada, kuidas asju tehakse. Et see sise-eeskirjade teema on oluline ka info jagamiseks, et näiteks kui võetakse kasutusele mingeid uusi protsesse, liidetakse mingeid uusi seadmeid kuskile süsteemidesse, et see oleks läbivalt kõigile arusaadav, et midagi muutus. Samamoodi, kui tuleb uus isik tööle, et temale lihtsalt ei öelda, et ma ei tea, vaata ise, kuidas sa asju teed või et vaata, kuidas meil siin tehakse, vaid talle on anda selge konkreetne juhis, mille tuleb läbi, ta saab ülevaate, kuidas selles organisatsioonis või asutuses asjad käivad. Siis igasugused talitluspidevuse kokkulepped, et kuidas kaitsta andmeid, kuidas neid taastada, kui midagi juhtub, siis sellised perioodilised kontrollid ja auditid, et kui tihti neid süsteeme üle vaadatakse, kes vaatab, kuidas vaatab, valdkondade eest vastutavad isikud ja positsioonid, et kes ta vastutab millegi ülevaatamise eest, jällegi, et ei tekiks esiteks ka kuumakartulimängu, et kõik viskavad üksteisele mingit ülesannet või et ei tekiks ka seda vastupidi, et kõik arvavad, et keegi teine teeb. Et kui see sise-eeskirjas on selgelt paika pandud, kes millal mida teeb, siis on palju tõenäolisem, et neid reegleid ka järgitakse. Ja minu sooviks on, et igasugused sise-eeskirjad võiks olla pigem lühikesed. Et kui see sise-eeskiri on selline väga pikk ja lohisev dokument, ehk siis sageli tahetakse teha seda, et me teeme ainult ühe sise-eeskirja, et meil on lihtne, kõik on ühes kohas kirjas, aga et kui see dokument on selline mitukümmend lehekülge, rääkivad sellest, kui ta on 100 lehekülge, siis kellelgi ei ole püsivust seda lugeda. Et pigem selle asemel, et seda peatükkideks hakkida, tehagi konkreetsel teemal lühike, arusaadav, selge juhend. Sellele võib lisaks olla dokumenteeritud mingeid punkte nagu detailsemalt, aga selleks, et saada ülevaadet, mis mingi andmetöötlusprotsessi endast kujutab ja kuidas ta tehakse, võiks olla selline lihtne, selge, arusaadav, mõneleheküljeline juhend ja see siis võib viidata mingitele muudele dokumentidele, mis on ka asjakohased. Et seda on raske saavutada, et selliseid lühikesi sisukaid tekste on raske kirjutada, aga see aitab lugemisel väga palju ja see tegelikult aitab ka kaasa andmekaitsele, kui need korralduslikud meetmed on paigas ja korras. Et siis keegi ei hakka leiutama jalgratast ja keegi ei eksi nende asjade vastu. Hiljuti ühes menetluses just oli probleem selles, et toimus isikuandmetega seotud rikkumine ja see rikkumine toimus puhtalt sellepärast, et üks töötaja ei järginud ette nähtud protseduurireegleid. Ehk siis ta otsustas, et saab lihtsamini, tegi nii, nagu lihtsamini saab ja see tulemus muidugi oli selles, et läks halvasti. Et kui need reeglid on selgelt lihtsad ja arusaadavalt järgitavad, siis on vähem tõenäoline, et juhtub see inimliku eksimuse kaudu mingi andmetega seotud rikkumine. Ja see protsesside kirjapanemine ühtlasi aitab ka endal seda läbi mõelda. Et see on keeruline, aga see aitab mõista ja aitab õigeid küsimusi küsida, et kui sa ei oska asju kirja panna, siis see viitab, et see ei ole võib-olla piisavalt läbi mõeldud. Et see sageli meil mõte töötab niimoodi, et kui sa mõtled, et see on, teeme niimoodi ja selge küll ja siis töö käigus vaatame ja siis tegelikult, kui sa hakkad seda kirja panema, sa saad aru, et sa ei oska seda kirja panna, et sa ei ole seda piisavalt detailselt läbi mõeldud. Et sellepärast see üleskirjutamine aitab ka, et see sunnib ennast detailsemalt asju läbi mõtlema. Aga moraali lugemisest aitab küll, et liigume edasi tehniliste meetmete juurde. Et tehnilised meetmed on natukene selgemalt välja toodud määruses. Määrus artiklis 32 toob välja sellise loetelu tehnilisest meetmetest, et esimesena pseudonümiseerimine ja krüpteerimine, siis võimekus tagada
nende süsteemide ja teenuste konfidentsiaalsus, terviklikkus, kättesaadavus ja vastupidavus, võime taastada õigeaegselt isikuandmeid ja siis nende meetmete tõhususe korrapärase hindamise kord. Et kuna see artikkel 32 rõhutab, et tegemist on muuhulgas järgmiste meetmetega, et siis jällegi see on näidisloetelu, see ei ole ammendav loetelu, see ei ole kohustuslik loetelu, see ei ole see, et kõik isikuandmed peavad olema pseudonümiseeritud ja krüpteeritud. See ei tähenda seda, et need on ainsad kaitsemeetmed. See on lihtsalt toob näited, mida saab kasutada selleks, et töötlemine oleks turvaline. Ja kui siis kaaluda, mida siis peaks rakendama selleks, et töötlemine oleks turvaline, siis käsib määrus arvesse võtta teaduse tehnoloogia viimast arengut, rakendamise kulusid, arvestama siis töötlemise eesmärke ulatust konteksti ja samuti siis erineva suuruse tõenäosusega riske, mis siis füüsilisele isikule võivad kaasneda ja siis mis on nende kõigi põhjal asjakohased rakendatavad tehnilised korralduslikud meetmed. Siin ma tahaks tähelepanu juhtida jälle sellele tõlkeprobleemile, et Eesti IKÜM-is öeldakse siis jah, et tuleb hinnata füüsilise isiku õiguste vabadustele kaasnevaid ohte, aga et tegelikult tuleks hinnata riske, et oht on see, mis võib juhtuda, risk sisaldab lisaks ohule ka siis tõenäosust ja tagajärge. Et ka inglisekeelses tekstis tegelikult räägitakse riskist ja see on üsna läbivalt tõlkeprobleem, et eesti keeles enamasti, kui on kirjas oht, siis tasub selle asemel lugeda risk, ehk siis mõeldakse riski. Ja mitte ainult seda, mis võib juhtuda, vaid ka just sinna juurde siis see tõenäosuse tagajärg. Ja peaks keskenduma siis konkreetsetele vahenditele, mida võidakse kasutada ka pahatahtlikult, näiteks anonüümimistehnika tagasipööramiseks, kui suured on need kulud ja oskusteave, tõenäosus, raskusaste, et midagi saab näiteks anonüümsetest andmetest uuesti välja lugeda või tagasi pöörata, et tuleb arvesse võtta nii seda enda poolt rakendatavat kulu, et kui kulukas on rakendada seda meedet, kui ka seda vastupidist, et kui ma nüüd seda meedet ei rakenda ja teen midagi muud, et kui kulukas on selle teisel pahal poolel minu tegemata töö tõttu nende isikuandmetega midagi rohkemat teha, kui ma oleks tahtnud, ehk siis kui suur on see risk, et midagi rikutakse. Ja siis on nende kaitsemeetmetena on hakatud ka tehniliselt poolelt kasutama sellist üldnimetust nagu privaatsust säilitavad tehnoloogiad või privacy enhancing technologies, kus siis muuhulgas loetletakse samamoodi pseudonümiseerimist, turvalist ühisarvutust, anonümiseerimist ja sünteetilisi andmeid. Et miks andmekaitse mõttes hea on, et see on kõik niisugune tehniline teema, aga see on andmesubjekti kaitseks. Ehk siis see, kuigi välja arvatud see anonümiseerimine ja sünteetiliste andmed, need pseudonümiseerimine, turvaline ühisarvutus, see ei kaota ära andmestiku isikuandmeteks olemise staatust, aga see aitab vältida seda, et keegi kolmas isik, kes ei peaks nendele andmetele ligi saama, saab nendele andmetele ligi. Samas tuleb nende rakendamise puhul, eriti kui toimetatakse isikuandmetega, jällegi, kui on juba anonüümsed andmed, siis see on teine teema, aga kuni need on isikuandmed, kui ma tahan neid pseudonümiseerida, või ka juhul, kui ma tahan neid isikuandmeid anonümiseerida, see samm, mitte nad ei ole veel anonüümsed, vaid mul on isikuandmed ja ma tahan muuta nad anonüümseks, siis see hetk on tegemist isikuandmete töötlemise toiminguga ja nagu esimeses langes räägitud, selleks peab olema õiguslik alus. Ehk siis esimene eeltingimus on see, et need isikuandmed on senini kogutud ja töödeldud kooskõlas õigusaktidega ja siis selle täiendava toimingu jaoks, mis ma nendega teha tahan, peab mul olema ka õiguslik alus. Et see võib olla, nagu enne räägitud, mingi seadusest tuleneva kohustuse täitmine, see võib olla nõusolek, võib erandlikel juhtudel olla ka see õigustatud huvi, kuigi nagu öeldud, see on pigem erasektori teema, see õigustatud huvi, et avalikus sektoris see õigustatud huvile tuginemine on päris piiratud.
aga et seda ei saa lihtsalt teha niimoodi, et ma muudan isikuandmed näiteks anonüümseks, et oi, siis nad ju ei ole enam isikuandmed. Küsimus on, mida ma selleks sammuks põhjendusena kasutan, miks ma neid anonüümseks muudan, kas ma tohin neid anonüümseks muuta. Ja kui vaadata natukene detailsemalt üle, mis need tehnoloogiad on, et esiteks pseudonümiseerimine, lihtne seletus, võtad mingid andmed, kaotad ära selle seose andmesubjektiga. Ehk siis võtame Margot Arnus, nii vana, nii pikk, kaalub nii palju, nii edasi. Võtame sealt mu nime ära, paneme sinna lihtsalt näiteks M-tähe. Isikuandmed jäävad alles selle tõttu, et ma ei kustuta seda ära, vaid ma loon sellise nagu võtme. Ehk siis ma ise tean endiselt see Margot Arnus, aga ma ei säilita seda samas andmebaasis, vaid mul tekib kaks eraldi andmebaasi. Üks, mis ütleb mulle see, et M-täht tähistab Margot Arnust ja teine andmebaas, mis siis M-iga seob selle jada pikemaid andmeid. See, nagu öeldud, ei kaota ära isikuandmeteks olemise staatust, aga see võimaldab kaitsta andmeid selle kaudu, et kui siis nüüd see pseudonümiseeritud andmebaas näiteks lekib, siis sealt ei ole nii lihtne teada saada nimeliselt, kes see andmesubjekt on. Ja võrreldes anonümiseerimisega aitab siis see pseudonümiseerimine säilitada rohkem andmeid. Ehk siis kui anonümiseerimise puhul ei ole seda infot võimalik enam andmesubjektiga kokku viia, siis pseudonümiseerimise puhul on. Teadusuuringutes näiteks tehakse mingit ravimistatistikat, siis võib olla see vajadus, et andmesubjekti huvide kaitsmiseks tehakse see uuring pseudonümiseeritud andmetega, ehk siis see uuringu tegija võib-olla ei saagi teada, kes on kes. Aga pärast võib-olla on seda infot vaja patsiendile uuesti tagasi anda. Ja selleks, et see võimalik oleks, siis me ei saa kasutada anonümiseeritud andmeid, sellepärast et siis me pärast ise ka ei tea, kes on kes. Aga kui me sellises olukorras kasutame pseudonümiseeritud andmeid, ehk siis me küll uuringu teostajale anname ainult mingi jupi, aga ise pärast selle tulemuse saame viia uuesti kokku selle andmesubjektiga, siis see võimaldab teha rohkem asju ja paindlikumalt. Et see vähendab selle andmekogumi seostatavust selle andmesubjektiga ja algse isikuga ja on selle tõttu kasulik turvameede, aga et seda ei tohi kindlasti segamini ajada anonümiseerimisega. Ja neid tehnikaid, et kuidas see pseudonümiseerimine toimub, neid on erinevaid, et see võib olla sellest algsest väärtusest täiesti sõltumatu, et see on mingi täiesti juhuslik väärtus, samamoodi nii nagu kui minu nime asemele panna M-täht, et see võib ka K või L või S või X olla, aga see võib olla ka tuletatav mingitest muudest atribuutidest, ehk siis see klassikaline RASi-funktsioon või krüpteerimine, kus siis samast andmekogumist saadakse kogu aeg sama tulemus. Ja need tehnikad ongi kas mingi salavõtmega krüpteerimine, mingid RASi-funktsioonid, tokeniseerimised, mida finantsasutused sageli kasutavad. Et ma sinna tehnikasse ei lange, aga lihtsalt ka see, millist tehnilist vahendit sa kasutad, oleneb sellest, mis on see vajadus, mis sa nende andmetega teha tahad. Et näiteks RASi-funktsioonide puhul on hästi kasulik, kui tahta võrrelda erinevaid andmeid. Ehk siis ühel asutusel ütleme mingi üks andmebaas, näiteks võtame jälle sellise tervishoiu teema, kus on hästi sageli meil mingitel haigusnähtudel on kodeeritud nimetused, ehk siis nad on alati sama nimega ja kui nüüd tahta võrrelda mingi patsiendi andmeid näiteks kahes asutuses, et siis saab ära räsida need andmestikud, võrrelda neid räsisid omavahel, ilma et kumbki asutus saaks siis teada rohkem andmeid. Et ta saabki piltlikult öeldes, ühes on kirja, et 1, 2, 3, teises on kirja, et 2, 3, 4 ja nüüd nad saavad teada, 2 ja 3 kattuvad, 1 ja 4 ei kattu, aga kumbki ei saa teada, mis see andmestiku sisu on. Räsimisel, nagu ka enne juba lühidalt juttu oli, et seal on teatavaid tehnilisi riske, ehk siis kui see arvutusmeetod on teada või kui on võimalik
seda algandmestikku uuesti sama arvutusmeetodiga räsides ja saad teada ka, mis see esialgne andmestik oli, et selle tõttu on soovitatav siis vältida sama võtme kasutamist erinevates andmebaasides või ka näiteks erinevate võtmete kasutamist erinevate kasutajarühmade puhul, et selline, kui ühes andmebaasis sa iga mingi konkreetse rühma jaoks kasutad erinevat võtit, siis see muster võib ikkagi välja joonistuda, mis sellest, et see täpne räsiarvutus ei ole teada. Ja samuti tasub siis ka mõelda sellele, et kuidas tagada selle pseudonümiseeritud andmestiku ja siis selle võtme eraldi turvaline talletamine. Et sa sisuliselt hoiad neid kõrvuti täpselt samas kohas, sest tehnilisest meetmest ei ole kuigi palju kasu, et tuleks ikkagi mõelda, et kuidas sa saad nad üksteisest lahus hoida. Tõenäoliselt siis see pseudonümiseeritud andmestik vajab mõnevõrra vähem kaitset kui täismahus isikuandmeid sisaldav andmebaas, aga see võti, ehk siis see, millega sa selle pseudonümiseeritud andmestiku uuesti isikustada saad, see vajab jällegi kõrgemat kaitset, et sa pead mõtlema, kuidas see võti ei satu kellegi kätte. Ja samuti mina soovitan pidada meeles alati selliseid kaudselt lisatavaid andmeid. Et näiteks, kui me teeme mingis kohalikus omavalitsuses mingit uuringut, siis mis siis, et me inimeste aadressi andmeid sinna juurde ei pane, võib eeldada seda elukohta seal KOV-i piires ja teatud juhtudel see elukoha andmestik mingis muus kontekstis võib anda jällegi liigset infot. Et mõelda läbi see, et mis mul on sõnaselgelt kirjas andmestikus, aga mida võib sinna oletuslikult piisava tõenäosusega ka juurde panna. Ja minu meelest, kuna ka küsimustes ma pärast hiljem räägin veel pilveteenustest, aga kuna küsimustes oli korduvalt rõhuti sellele, et aga kuidas on pilves andmete hoidmisega või et aga pilv ei ole turvaline või kust ma tean, kas ma tohin pilve kasutada, et siis pseudonümiseerimine on minu meelest ka üks hea variant pilve kasutuse jaoks, et kui mul pilves on ainult need pseudoandmed ja ma seda võtit hoian tugevalt enda käes, et siis see juba maandab riske võrreldes sellega, kui mul oleks pilves kõik isikuandmed tervikuna olemas. Siis järgmine selline huvitav meede on turvaline ühisarvutus, mis siis võib olla kahe- või mitmepoolne ja see tähendab, et need osapooled saavad teha arvutusi niimoodi, et ükski osapool ei saa teada teiste andmeid, saadakse teada ainult siis vastus sellele ühiselt püstitatud küsimusele ja et see on krüptograafiline lahendus. Tuleb arvestada, et see on aeglasem kui päris andmete pealt töötamine, aga ta on turvalisem, ehk siis hästi lihtne näide, lihtne, sest ega ma keeruliselt ise ka aru ei saa, et see on, see krüptograafia valdkond on selline, et kui on eraldi õpitud, siis hästi põnev valdkond, aga ilma erihariduseta on kohati nendest asjadest raske aru saada, kuidas see toimib. Aga põhimõte on selles, et kui meil on 3 tegelast, Mari, Jüri ja Malle, ja nad tahavad teada näiteks, kellel neist kõige suurem palk on, aga nad ei taha üksteisele seda numbrit avaldada, et siis põhimõtteliselt see turvaline ühisarvutus on selline, et igaüks saab ainult vastuse, kas tema palk on kõige kõrgem või mitte. Ehk siis kui nüüd Mari palk on näiteks kõige kõrgem, siis Mari saabki vastuse, et okei, minu palk on kõige kõrgem, ta teab enda palganumbrit, aga ta endiselt ei tea ülejäänud 2 palganumbrit ja samamoodi siis nende ülejäänud 2 puhul nad saavad teada, et nende oma ei ole kõige kõrgem, aga nad ei saa teada, kellel on kõige kõrgem, nad ei saa teada, mis need numbrid on. Et see turvaline ühisarvutus võimaldab siis sarnaselt sellega, et kui sa krüpteerid 2 andmebaasi ära ja võrdled neid räsisid, et sarnaselt sellega võimaldab siis kasutada ühiselt mingeid andmeid, ilma et sa samal ajal avalikustaksid või avaldaksid kolmandale isikule neid andmeid, et see on seda andmekaitsealaselt hästi-hästi praktiline, kui välja arvata see, et on tõesti on aeglasem, mitte et aastates ei võta see arvutusaega, aga et ta võtab mõnevõrra kauem aega kui salastamata andmete pealt töötamine. Ja siis me jõuame anonüümiseerimise juurde. Et anonüümiseerimisel on 2 sellist suurt valikut, ehk siis üks on juhuslikustamine, teine on üldistamine.
Juhuslikustamine tähendab siis seda, et muudetakse nende andmete tõepärasust selle kaudu, et sinna pannakse midagi juurde. Et kui üldiselt on olemas andmed ABC, siis sinna pannakse lihtsalt segamiseks D ja E veel juurde, et kuigi need D ja E mingit väärtust või sisu tegelikult ei oma. Probleem on selles, et endiselt ei muudeta ei segata andmesubjektide vahel, ehk mul on endiselt see üks andmesubjekt, piltlikult öeldes andmebaasis see üks rida, mis käib selle andmesubjekti kohta, lihtsalt kuna sinna on pandud juurde mingeid andmeid, mis tegelikult tema kohta ei käi, siis see justkui nagu enam ei ole tema isikuandmed. Teine alternatiiv on üldistamine, mida siis üldjuhul kasutatakse kustutamisena, ehk siis võetakse ära konkreetsed väärtused ja pannakse sinna mingid laiemad väärtused. Mis need põhilised riskid on, et miks see anonüümsus ei pruugi alati olla piisavalt anonüümne, ongi siis see, et eristatavus, seostatavus ja tuletatavus. Ehk siis, kui sul on võimalik selles tabelis endiselt eristada ühte konkreetset sisendit, ehk siis sa endiselt suudad selle väga ühe konkreetse andmesubjekti rea välja otsida, nii nagu enne selle Kaljulaidi aastaarvude näite puhul, et sa endiselt saad aru, et need punktid käivad ühe inimese kohta. Et siis sul on suurem tõenäosus, et sa suudad selle inimesega üles leida, kelle kohta need käivad. Või siis seostatavus, kus sa suudad vähemalt 2 erinevat andmesisendit seostada, ehk siis hea küll, sul on üks tabel, mis tundub anonüümne, aga kui see siis pahatahtlik selle lahtihäkkija saab ligi mingile teisele andmebaasile ja paneb need 2 tükki kokku, et siis sellest moodustub kohe selline tervikpilt, et jällegi on võimalik aru saada, kes on kes. Ja tuletatavus on siis see, kui on nagu öeldud näiteks mingi konvuuring, et sa saad muudest andmetest või nendest olemasolevatest andmetest tuletada veel mingeid andmeid. Näiteks järgmine näide tervishoiusüsteemis, et kui sul on, sa küll kaotad näiteks kõik sootunnused sealt ära, aga kui sul seal terviseandmestikus on näha, et ta näiteks on lapseootel olnud, ei ole väga küsimust, kas oli mees või naine, et isegi tänapäeva standardite kohaselt. Et see alati tuleb mõelda sellele, et mida sellest andmestikust saab veel välja lugeda, kuigi seda konkreetselt hetkel kirjas ei ole. Ja need meetodid siis, kuidas see juhuslikustamine ja üldistamine toimub, on juhusliikustamise puhul on müra lisamine, ümberjärjestamine ja diferentsiaalprivaatsus. Müra lisamine tähendab siis see, nagu öelda, et pannakse midagi juurde, mis tegelikult selle inimesega ei seondu, lihtsalt selleks, et ei oleks aru saada, mis on, mis ei ole selle inimesega seotud. Natuke sarnane esimeses loengus räägitud selle filmi näitele, kus sangarid, ehk siis põhines küll päris elul, mingid faktid olid samad, aga kuna oli nii palju müra juures, siis enam ei olnud isikuandmed. Ümberjärjestamine tähendab, et seda tõstetakse siia-sinna, mõne andmed, mõne teise andmesubjekti andmete juurde, et see segatakse nagu ära. Aitab muuta võib-olla anonüümseks, aga probleem on selles, et see võib väga palju sisuliselt muuta neid andmeid, et see ümberjärjestatud anonüümne andmebaas ei pruugi enam vastata faktiliselt sellele õigele kogumile mingi statistika tegemise huvides. Ja diferentsiaalprivaatsus on hästi huvitav, et see jällegi seisneb natukene selles ümberjärjestamises, müra lisamises ja sellises segamises, aga kui need müra lisamine ja ümberjärjestamine toimuvad tervikuna enne, et kui me oletame, et meil on see olukord, et ma tahan selle andmestiku kellelegi uurimiseks anda, et siis kui ma see müra lisamise ja ümberjärjestamise puhul rikun ära terve andmestiku ja annan selle siis üle, siis see diferentsiaalprivaatsus on kasutatav üksikute päringute tegemiseks. Ehk kui mul on isikustatud kujul andmebaas, ma tahan võimaldada sealt päringuid teha, aga niimoodi, et see vastus ei ole isikuandmed. Et see vastus oleks pigem kas selline statistiline, et siis selle diferentsiaalprivaatsusega võimalik anda päringu vastusid isikuandmetest niimoodi, et see vast ei oleks isikuandmed. Peamine risk seal on see, et kui jällegi nimetame teda selleks pahaks ründajaks, et kui see paha ründaja teeb sinna korduvaid päringuid sama andmesubjekti kohta, et tal on tegelikult mingi sihtmärk
ja ta teeb korduvaid päringuid ja kuna see diferentsiaalprivaatsus annab iga kord natuke erineva tulemuse, siis mingi hetk ta võib sellest vastete kogumist, kuigi need on igaüks natuke muudetud, hakata tuletama neid tegelikke andmeid. Et selle tõttu peab selle diferentsiaalprivaatsuse kasutamise puhul alati olema lisakaitsemeetmena nii-öelda päringute logi või registriraamat, et kui keegi hakkab tegema korduvaid päringuid, sama isik, et see paistaks sealt mustrina välja ja seda saaks pidurdada. Siis see juhuslikustamise poolest veel, seal on üks praktikas lahe näide selle müra lisamise kohta, kus Netflix tahtis avalikustada filmi reitingud ja tahtis seda ka teha anonüümselt, niimoodi, et ta võttis ära kõik kasutaja andmed või nii-öelda kasutajale viitavad andmed, nime, mingid kasutajanumbrid, kõik sellised, mis ta arvas viitab kasutajale ja lisaks isegi ohutuse mõttes natukene muutis neid reitinguid natuke kõrgemaks, natuke madalamaks, mitte määravalt, aga niimoodi, et ei oleks täpselt sama reiting, aga jättis alles selle reitingu andmise kuupäeva. Ja siis avalikustaski niisuguse tabeli, kus olid siis ta sisuliselt, millal vaatas, millega hindas, mis filmi. Ja kuigi nad ise arvasid, et tegemist on anonüümsete andmetega, siis ja neid andmesubjekte oli ka päris palju, neid oli 500,000 kasutajat enam-vähem, siis tegelikult õnnestus 99% juhul 14-päevase veaväärtusega need kasutajad ära tuvastada ja 68% juhul 3-päevase veaväärtusega need kasutajad ära tuvastada. Ehk siis kuigi see pealtnäha tundub väga põhjalikult anonüümiseeritud, ehk siis seal näed ainult, mis filmi vaatas, millal vaatas, mis hinda andis, siis ja neid hinnanguid isegi muutsid enda meelest lisaturmameetmena, siis tegelikult võrreldes seda nende kasutajate andmetega sai sealt päris kiiresti uuesti tagasi pöörata selle kätte, et kes on kes. Et see viitab minu meelest ka väga hästi selle, et kuidas arvates, et tegemist on anonüümsete andmetega, tasub olla väga ettevaatlik, et väga harva on anonüümsed, päriselt anonüümsed andmed. Ja siis teistpidi, ehk siis sellele juhuslikustamisele mitte just lausa vastupidine, aga alternatiivne see anonüümiseerimismeetod on siis üldistamine, kus siis võetakse ära mingid üksikud spetsiifilised väärtused ja pannakse pigem sellised laiemad väärtused, et ütleme, kui ma tean, et andmesubjekt on 25, siis ma ütlen, et ta on 20 kuni 30 või kui ma tean, et ta teenib 2847 eurot, siis ma ütlen, et ta teenib kuni 2500 eurot, et selles mõttes ma jätan pigem vahemikud. Ja siis üldistamisel on sellised toreda tähestikuga viisid nagu K-anonüümsus, L-hajutatus ja T-lähedus. Ehk siis K-anonüümsus viitab sellele, et selles andmestikus on vähemalt siis K-1 samade tunnustega üksikisikut. Ehk siis kui me selle K paneme näiteks 5, siis ja ma leian sealt ühe rea sellest andmebaasist, kus on mingite tunnustega isik, siis selle samas andmebaasis lisaks sellele ühele veel vähemalt 4 isikut, kes vastavad samadele tunnustele, et ma ei saa nende põhjal aru või ma ei saa välja võtta ühte konkreetset kirjat, mis erineks teistest ja ma saaks hakata järeldama, et see on see üks konkreetne isik. L-hajutatust kasutatakse lisaks sellele K-anonüümsusele, ehk nagu järgmine samm sellest, kus siis lisaks sellele teatavale sarnasuse loomise astmele jällegi hakatakse lisama mingit müra, ehk siis pannakse juurde mingeid andmeid, mis tegelikult kas ei ole sellega seotud või on lisaks nendele kirjetele, mis seal juba olemas on ja hajutavad või segavad seda pilti. Ja T-lähedus on siis sellesama L-hajutuse edasiannetatud variant, kus siis eesmärk on luua mingeid ekvivalentsusklasse, kus need koondatavad atribuudid on mingis sellises üldisemas tabelis, ehk siis see võimaldab jällegi ühest küljest tagada selle, et üks andmesubjekt ei ole eristatav, et teda ei leia sealt tabelist ülesse,
aga noh, miinus on selles, et mida rohkem ma seda anonüümiseerin, mida rohkem ma üldisemaks seda andmehulka muudan, seda vähem võib mul sellest jällegi kasu olla, et seda vähem sarnaneb see päris andmetele ja seda vähem saan ma mingeid täpseid järeldusi sellest teha. Nii, ja siis selline viimane huvitav variant on siis see sünteetilised andmed, mis pealiskaudselt ütleks, et on 3 sellist astet või varianti. Et üks on näilikud andmed, mis ongi siis täiesti juhuslikult genereeritud, et millel väga sageli puudub igasugune seos päris andmetega, et kui ma ka teen tabeli, kirjutan sinna suvalised nimed, vanused, kaalupikkuse ja palganumbrid, siis mul ei ole mitte õhkõrna aimugi, kuigi need formaalselt võivad välja näha nagu nimed ja numbrid, et kas see mingilgi määral mingile tegelikkusele vastab, et ma võin pealkirjaks panna Eesti palgastatistika, aga et kas see päriselt korreleerub kuidagigi päris eluga, et mul puudub igasugune info selle kohta, et selles mõttes sünteetilised andmed sisuliselt ei ole kasutatavad mingite uuringute jaoks, et need võivad olla kasutatavad, kui ma tahan testida, kuidas mingi algoritm impordib-ekspordib, kas ta näeb andmeid õigesti, loeb õigesti. Aga mingi sisulise uuringu tegemiseks need näilikud andmed ei tööta. Siis reeglipõhised andmed on siis see, kus andmestik luuakse eelnevalt kindlaks määratud reeglistiku alusel. Ja seal probleem on selles, et see andmekvaliteet on täpselt sama hea kui see ette määratud reeglistik. Ehk siis, kui mul reeglid on õigesti paigas, siis see andmestik võib olla suhteliselt hea väärtusega. Kui need reeglid on kööbakad, siis on see andmestik kööbakas. Ja kui see andmekvaliteet on esmatähtis, ehk ma tahan ikkagi sisulist uuringut teha, siis tõenäoliselt ka see reeglipõhine andmestik ei toimi, sellepärast et elu paratamatult on nii mitmekesine, et seda kuidagi reeglitena kirja panna enamustes valdkondades on väga raske, kui mitte võimatu. Ja selle tõttu on siis IT-inimesed tulnud laheda leiutiseni ehk siis tehisintellekti loodud sünteetiliste andmeteni, mis võtab aluseks päris andmed, et seda tehisintellekti koolitatakse siis päris isikuandmete pinnalt. See tehisintellekt õpib siis tundma neid seoseid ja korrelatsioone, need statistilised mustrid, mis sealt andmetest joonistuvad, mida inimene sageli ei suuda märgata, et sisuliselt ta teeb väga sarnast tööd nagu see reeglipõhine andmestiku loomine, aga ta mõtleb need reeglid kiiremini ja paremini läbi kui inimene, ütleme lihtsalt niimoodi, et ta selle reegli tuvastamisel on natuke asjalikum ja seejärel siis selle reeglistiku põhjalt see tehisintellekt ise genereerib uue andmestiku ja see uus andmestik siis ei ole isikuandmed, sest neid inimesi ei ole olemas, samamoodi nagu see foto, mis me enne vaatasime, et ta näeb välja täitsa nagu päris inimene, 2 silma, nina, suu, ei ole sihuke kriipsujuku, et näeb ikka täitsa ehtne välja, aga et teda ei ole olemas, et see ei ole päriselt inimese foto. Ja samamoodi kõikvõimalikke andmetabeleid, mingeid terviseandmeid, palgastatistikaid, kõiki selliseid suudab see AI päris hästi genereerida, sest ta modelleerib need uued andmepunktid niimoodi, et seal algse andmestiku omadused, seosed ja statistilised mustrid on täpselt samad. Et seal ei ole enam ühtegi kirjet, mis vastaks päris andmesubjektile, mis vastaks päris inimesele, aga need välimus või see olemus on täpselt nagu päris andmed. Et ta on kõige sarnasem, endiselt jäävad samad riskid, et nii nagu enne tehisintellekti puhul räägitud, et kui see on selline must kast, et keegi ei saa päris hästi aru, kuidas see töötab, siis seal on riskid, diskrimineerimiseks, läbipaistvuse mitte tagamiseks ja ka selleks, et need sünteetilised andmed, kuigi näevad välja nagu päris andmed, et me ei suuda võib-olla jällegi liiga suure andmemahu koha puhul ise adekvaatselt hinnata, kas need ikkagi on piisavalt sarnased selle päris andmega või mitte. Et ka sellel puhul tasub olla teataval määral ettevaatlik, et kui midagi näeb välja väga hea, et aga me tegelikult sisuliselt ei suuda mingit miljonit andmerida läbi vaadata ja analüüsida, kas see on nagu päris või mitte, et seal jälle arvuti saab aidata, aga et see ongi need lisakaitsemeetmed, et kontrollida üle, kui ehtne andmestik see tundub.
kas sel teemal on praegu küsimusi kohe kellelgi? Tundub, et ei ole, paneme sama tempoga edasi. Et nüüd, kui on räägitud tükk aega sellest, et peaks kohaldama asjakohaseid kaitsemeetmeid ja asjakohaseid kaitsemeetmeid, et aga kust ma siis tean, mis see asjakohane on? Et selleks on ette nähtud selline tore asi nagu andmekaitsealane mõjuhinnang, et ma tahaks kohe alustuseks natukene muuta suhtumist mõjuhinnangusse. Et väga sageli esimene küsimus on see, et kas ma pean seda tegema. Määrus näeb ette konkreetsed eeldused, millal peab seda tegema. See ei ole kohustuslik iga andmetöötlustoimingu puhul ja loomulikult mingite lihtsamate toimingute puhul ei ole seal ka sügavat mõtet. Aga kui see andmetöötlustoiming on vähekenegi keerulisem ja endal tekivad mingid kahtlused, just, et mis võiks olla asjakohane, mis on piisav, kas see on automatiseeritud otsus, kas ei ole, et siis see andmekaitsealane mõjuhinnang võiks olla selline nagu soovituslik tore dokument, kus sa paned oma mõtted kirja ja mõtled asjad läbi. Et see ei pea olema selline, et see on midagi hirmust ja jubedat ja vastikut ja et kui ma seda tegema ei pea, siis ma seda mingil juhul ei tee. Et loomulikult see on täiendav ressursikulu, aga jälle kord see aitab kaasa selle vastutuse põhimõtte täitmisele, et kuna isikuandmete kaitse üldmäärus selgelt ütleb, et sul on vastutava töötlejana 6 põhimõtet, mida sa täitma pead ja 7. sa mitte ainult ei pea neid täitma, vaid sa pead olema suuteline tõendama, et sa neid täidad. Siis sarnaselt sise-eeskirjadega see mõjuhinnang on asi, mis aitab sul tõendada, et sa oled asjad õigesti teinud, korrektselt läbi mõeldud. Et sa ei ole lihtsalt teinud ja öelnud, et pärast vaatame, mis saab, vaid sa oled sellele tähelepanu pööranud, läbi mõelnud, kuidas see võiks käia ja enda parima arusaama järgi asja ajanud. Ja Andmekaitse Inspektsioon oma eelmises aastaraamatus heitis ette seda, et need mõjuhinnangud kipuvad puuduma või olema väga napisõnalised ja et Andmekaitse Inspektsioon sageli peab juhtima tähelepanu sellele, et seda mõjuhinnangut tuleb täiendada ja et mõju inimeste privaatsusele hinnatakse pigem väiksemaks, kui see inspektsiooni hinnangul on. Et tuleks lähtuda sellest, et see privaatsus on nagu absoluutne õigus, et loomulikult tegelikult meil enam-vähem vist ükski õigus ei ole päris absoluutne õigus, aga et mõelda sellele, et nii nagu see privaatsus oleks absoluutne õigus, mõelda oma andmetele, et kas ma tahaks, et minu andmetega niimoodi tehakse ja juba selle tunnetuse põhjalt hakata siis asja uurima ja panna kirja. Et ma võin jagada jälle sellist ühte praktikast kogemust, kus seal veel mõjuhinnanguni ei jõudnud, aga tõenäoliselt jõuame, sest mul on küsimusi liiga palju, et siis ei saa ilma mõjuhinnanguta, et kus krediidiriski hindamiseks taheti kasutada lekkinud andmebaase, ehk siis sellised, nii nagu on see koduleht Have I Been Pwned, ehk kus sa saad meiliaadressi sisse panna, vaadata, kas su meiliaadress mingi portaali või kuskilt kaudu on lekkinud või ei ole, sealt sa saad vasta. Kui on roheline, siis tähendab, ei ole kuskile lekkinud, kui on punane, siis ta näitab sulle, millises andmelekkes su meiliaadress on osalenud. Ja siis see krediidiandja ütles kõigepealt, et ta tahaks läheneda selle nurga alt, et ta tahaks kontrollida, et kas see andmestik on lekkinud selleks, et kui siis tuleb selle infoga taotlus, et ta saaks vältida pettuse riski. Et äkki on identiteedivargus, et kui see on hiljuti lekkinud, et äkki see ei ole see inimene, äkki see on keegi teine, kes on tema identiteedi varastanud ja et siis ta peaks üle kontrollima, et võib-olla mingeid lisaküsimusi küsima, et see ei tähenda, et laenu ei saa, aga et võib-olla peaks ettevaatlikum olema. Aga siis see tundub nagu tore ja ilus ja roosiline, et võiks isegi nagu inimest kaitsta ja tore olla inimese huvides. Aga teistpidi, aga mis saab siis, kui sa saad selle lekkinud andmestiku kätte ja sa näed, et see emaili aadress on lekkinud mingist hasartmängulehelt. Ja see hasartmängu sõltuvus on kohe üks kriteerium, mis pankadel laenuvõimekust vähendab, või laenu andmise siis potentsiaali, et kas see on esiteks inimese jaoks ette nähtav, et seda võidakse niimoodi kasutada,
kas see on eesmärgipärane, kas sa tohid neid andmeid niimoodi kasutada, et iseenesest loomulikult pangale enda riski hindamise huvides on see väga kasulik, et võib-olla andmesubjekt ise ei avalikusta seda, et tal on hasartmängu sõltuvus, võib-olla ta nii kaugele veel ei ole jõudnud, et ta enda lehel oleks omale selle keelu peale pannud, et ta lihtsalt mängib natuke liiga palju, aga salaja. Et aga näiteks sealt lehelt oleks näha, et ta on võib-olla külastanud isegi mitut seda hasartmängulehte, kui on kuskilt lekkinud. Et seal ongi see küsimus, et isegi kui sa algusest plaanid neid andmeid kasutada mingil üllal eesmärgil, et siis tuleb läbi mõelda, et aga kas ma saan sealt võib-olla veel midagi teada, mida ma küll hetkel isegi ei plaaninud kasutada, aga paratamatult praktikas, kui ma seda näen, siis ikka kasutan. Et selles mõttes see mõjuhinnang aitab leida üles ka selliseid riske, mille sa kohe ei mõtle või ka selliseid andmetöötluse eesmärke või siis väljundeid, mis alguses peas ei olnudki, aga tulevad töö käigus meelde, et aga kuule, et aga nendest andmetest näeb seda ka või seda ka kasutada või nagu me enne rääkisime, et kus sa arvad, et sul on tavalised isikuandmed, aga tuleb välja, et sealt järelduvad eriliigid, et see mõjuhinnang aitab kõiki selliseid asju näha ja see aitab alati selgelt piiritleda, et mis on see andmetöötluse eesmärk ja mis on see andmestik, mida mul päriselt selle eesmärgi jaoks vaja on. Et see, mida vaja on alati ka selline kaheteraga mõõk, et ühest küljest see minimaalsuse põhimõte, et nii vähe kui võimalik, aga teistpidi, kui ma töötan liiga vähe ja selle tõttu hakkan näiteks diskrimineerima andmesubjekti, siis see jällegi on ju valesti, et nii vähe kui võimalik, aga nii palju kui vaja ja mõjuhinnang aitab sellest siis järeldusele jõuda. Üks küsimus. Ja. Tohib, et kui minna teha infosüsteemile andmekaitsealane mõjuhinnang, siis see mõjuhinnang koosneb andmetest, nende tundlikkusest, töötlemise laadist ja tehnoloogiast, aga andmestik ühes infosüsteemis üldiselt üks infosüsteem võrdub üks andmestik. Kui tegemist on andmelaaga, kus on üks tehnoloogia, erinevad töötlemise laadid ja andmestikke on tüki 25, siis kõige lihtsam ettekujutus sellele andmelaole antavast andmekaitsealasest mõjuhinnangust on see, et kirjutad lahti andmestike kaupa, aga kas andmelaole kui sellisele peaks ka üle andmestike, üle kasutatava tehnoloogia ja üle andmete töötlemise laadiga mingisugune selline koondhinnang tekkima või mitte, või piisab sellest, et käsitleda mõjuhinnangus andmestike eraldi? Ma ütleks, või mulle tundub, et seal tuleks kindlasti hinnata seda riski, mida need andmestikud koosmõjus endast võivad anda. Et kui seal on andmestik A, andmestik B, andmestik C, ütleme igaüks eraldiseisvalt, jällegi see teema, et igaüks eraldiseisvalt võib-olla on tavalised isikuandmed, ei olegi tundlikud, aga et kuna nad on kõik ühes andmelaos, kas siis sellest, kui ma need kokku panen, ehk siis kui ma mitte ei, jälle pahatahtlik ründaja, ma mitte ei murra ainult sisse andmebaasi A, vaid ma seal, kuna need on kõik ühes andmelaos, siis mul tekib võib-olla ründevektor paremini niimoodi, et ma saan sealt mitu asja kätte, et kas see on risk, et sellised andmestikud paiknevad koos ühes andmelaos. Mulle tundub, et see on küll teema, mida võiks mõjuhinnangut ka käsitleda. Vastas küsimusele? Teoreetiliselt vastas, ma lihtsalt üritan praegu välja mõelda, kes on see doktorikraadiga inimene, kes sellist teemat läbi sünteesida suudab. See on järgmine hea küsimus, et need mõjuhinnangu puhul täpselt on ka alati see mure või probleem, et üks pool on see õiguslik pool, ehk siis üks on täpselt see, millest mina täna räägin, et kus ma ütlen, et tehke nii või tehke naa või teil peab õiguslik alus olema, aga teine pool on puhtalt see tehniline pool, ehk siis just ka seal andmelao puhul see mõjuhinnang lisaks sellele, et ta käsitleb, kuidas legaalselt tohib, siis just see, et aga mis on see tehniline tugevus, mis on tehnilised nõrkused, mida kaitsma peab, kuidas kaitsma peab, et see mõjuhinnang peaks alati olema selline meeskonnatöö. Et ma arvan, meil ei eksisteeri Eestis ühte inimest, kes
suudab sellist ulatuslikku andmelao mõjuhinnangut läbi viia, et seal on vaja niivõrd palju erinevaid ekspertiise, et see peab olema meeskonnatöö tõesti. See küsimuse taust tegelikult ongi, et kui käsitleda, et andmelaos on palju erinevaid andmestikke, et siis need andmestikud pärinevad mingist alliksüsteemist ja see mõjuhinnang on kindlasti tehtud juba alliksüsteemis ära. Et nii-öelda kui üks-ühele tuua andmelattu üle või kasutada seda algallika andmekaitsealast mõjuhinnangut, siis tegelikult jääb see sama, mis sa välja tõid, see, et need andmed on muutunud nüüd andmelaos koos kasutatavaks, pluss see tehnoloogiline aspekt, mis nüüd on muutunud, et nii-öelda copy-paste ida alliksüsteemide andmekaitselised alased mõjuhinnangud ühte dokumenti, esitada AKI-le ja loota, et see sellega pääsed, äkki isegi õnnestub, ei tea. Aga tegelikult sisuliselt see ei kata ära seda, mis tegelikult läbi koostoime või põhimõtteliselt andmete kooskasutamise seal andmelaos tekib. Aga see ülesanne, mida rohkem sul neid andmestikke seal sees on, see läheb sihukeseks maatriksiks mõjuhinnangu arvutamine. Wow. Jah. Et see ei saa absoluutselt lihtne ülesanne olema, et täpselt selles mõttes kindlasti ma olen nõus, et need algallikate mõjuhinnangud on olulised, sest need annavad ka infot selle kohta, mis riskid kaasnevad ühe või konkreetse ühe andmekogumiga, aga see, mis risk võib kaasneda sellest, kui need mitu andmekogumit on ühes kohas koos, see on täiesti eraldiseisev ja seda kindlasti tuleks analüüsida, et täpselt küsimus on, kas see võib läbi minna ilma, aga et siis on see, et kui pärast midagi juhtub selle tõttu, et need mingid kaks andmestikku saadi koos kätte ja neist järeldati midagi neljandat, et see risk ei ole kindlasti kaetud nende üksikute algallikate mõjuhinnangutega. Ja see ongi nüüd jõudes slaidi juurde, et kui see mõjuhinnang tuleb teha, siis võttes arvesse see töötlemise laadi, ulatuskonteksti eesmärke ja kasutatavat tehnoloogiat, et siis see eesmärk on seal andmelaos tõenäoliselt teine. See andmelao eesmärk on peamiselt säilitamine. See võib olla aga lisaks midagi muud olenevalt sellest, mis lepe parasjagu on, aga see eesmärk andmelao kontekstis võib olla erinev sellest, mis on need esialgsed algallikate eesmärgid. Ja kasutatavad tehnoloogiad andmelaos samamoodi just turvalisuse seisukohast, et kuidas nad neid andmeid turvavad. Ja siis sealt edasi ongi see, et mõjuhinnangu peab kindlasti tegema, kui järeldub, et seal on tõenäoliselt suur oht sellele füüsilisele isikule, aga et kui neid andmeid on piisavalt palju ja need on piisavalt keerulised, siis on tõenäoliselt see oht olemas ja tuleb see mõjuhinnang teha. Ja alati on see, et see mõjuhinnang tuleb teha enne töötamist, ja see ei ole selline kivisse raiutud dokument, et ühe korra teen valmis, siis viskan sahtlisse tolmu koguma, vaid seda tuleks perioodiliselt üle vaadata ja värskendada. Et kui on tunne, et midagi on asjaoludes muutunud või on teada lausa, et on muutunud, et otsustatakse mingi uus protsess või uus seade kasutusse panna, siis tuleks ka see mõjuhinnang sahtlist välja võtta, tolmust puhtaks pühkida ja siis üle vaadata, et kas sinna midagi juurde vaja kirjutada. Ja samamoodi see mõjuhinnangu kontekst enne ütlesin, et AKI on ette heitnud, et ei käsitleta piisavalt neid andmesubjekti õigusi, et hästi sageli tahetakse panna lihtsalt üldsõnaliselt, et andmesubjektil on huvi privaatsusele, et see ei ole piisav, et sealt peaks ikkagi lahti kirjutama, et mis see huvi privaatsusele endast sisaldab ja mis need mured on, mis andmesubjektil võivad tekkida, kui need andmed kuskile valesse kohta jõuavad. Just. Selle ma juba jõudsin ära rääkida, aga see oli siis AKI 2020 aasta raamatust on, et kui keegi tahab kriitikat mõjuhinnangute kohta lugeda, siis sealt saab. Ja see mõjuhinnang on siis kohustuslik, nagu öeldud, on see automaatselt töötlemisel põhinev isiklike aspektide hindamine ehk siis profiilianalüüs sisuliselt, kui seal on olulised tagajärjed, kindlasti kui on eriliikide või süüdimõistvate kohtuotsuste või süütegudega seotud andmete ulatuslik töötlemine või ka avalike alade süstemaatiline jälgimine. Et need on jällegi näited, see ei ole ammendav loetelu,
seal üldmääruses on kriteeriumid, et sellisel juhul, kui on need, et siis kindlasti peaks, aga see ei ütle, et need on ainsad juhul, millal peab. Ja suurt ohtu on siis jällegi sealt varasemast 29. artikli töörühma arvamustest üle võtnud ka Andmekaitse Nõukogu ja see suure ohuna siis hinnatakse muuhulgas olukorda, kus on kas profiilianalüüside tegemine, mingite automatiseeritud otsuste tegemine või õiguslike tagajärjega või samaväärse tagajärjega õiguslike otsuste tegemine, süstemaatiline jälgimine, on tundlikud või väga isiklikud andmed, see on siis näiteks see, kus sedasama tundlike andmete mõistet kasutatakse ja kus siis on oluline vahet teha, kas on tundlikud või on tavalised andmed. Kui on ulatuslik isikuandmete töötlemine, just eelmise küsimuse kontekstis oluline, kui on andmekogude sobitamine või kombineerimine, kui pannakse erinevaid andmeid ühte kohta kokku. Kui on haavatavate andmesubjektide andmed, ehk haavatavad andmesubjektid enamasti loetakse lapsed ja sellised mitte täisteovõimelised, siis kui on ulatuslik uute tehnoloogiliste või korralduslike lahenduste rakendamine või kui need isikuandmete töötlemise toimingud ise takistavad andmesubjektidel õiguse või teenuse või lepingu kasutamist, ehk siis kõikvõimalikud just sellised automaatsed otsused millegi keelamise või millegi äravõtmise, mittelubamise, toetuseta jätmise, kõige sellise üle. Ja need kriteeriumid on sellised, et seal on öeldud, et kui sul on täidetud 2 nendest, et siis peaks kindlasti olema see mõjuhinnang tehtud, et siis peaks olema see suur oht kindel. Ja määruses need loetletud, nagu öelda, on üldkriteeriumid, need olid näited üldkriteeriumid, mille puhul siis tuleb mõjuhinnang teha, ongi automatiseeritud andmetöötlus, ulatuslik töötlemine, süstemaatiline töötlemine ja siis andmesubjektide tagajärgede alusel. Ehk tagajärjed enamasti täpselt see, et kas tal takistatakse mingit teenust saamast, takistatakse toetust saamast, ei lubata tal midagi teha, piiratakse teda kuidagi, võetakse tal edaspidisest mingi õigus ära. Et see on ka alati hästi oluline, kuna siin on automatiseeritud andmetöötlus ka välja toodud. Et näiteks profiilianalüüside puhul tasub alati meeles pidada seda, et profiilianalüüs, kuna ta hindab konkreetset andmesubjekti mingi varasema statistika alusel, siis on võimalik, et me hindame inimest vääriti selle tõttu, et tema statistiline näitaja on selline. Et see on ka see, miks need automatiseeritud otsused on sellised üldreeglina keelatud, et me peaks ikkagi hindama iga juhtumit eraldi tema asjaolude põhiselt, et kui me hindame inimest mingite statistiliste näitajate põhiselt, siis on ebameeldivalt suur tõenäosus, et võib-olla see inimene ei vasta sellele statistikale ja peaks saama teistsuguse otsuse. Ja mida see süstemaatiline ja ulatuslik tähendavad? See süstemaatiline on siis planeeritud ja metoodiline, ehk siis ette kavatsetud ja tehakse mingi kindla meetodi alusel. Ulatuslik on siis erinevad kriteeriumid, need on riigiti võivad natuke erineda. Meil Eestis on siis see, et on eriliike andmed vähemalt 5000 inimese kohta, suurt ohtu põhjustavad andmed 10 000 inimese kohta või ülejäänud ehk tavalised andmed vähemalt 50 000 inimese kohta. Ja need suurt ohtu põhjustavad andmed jällegi sama, mis tundlikud isikuandmed. Ja Andmekaitse Inspektsioon on siin siis näidistena toonud identiteedivarguse või pettuse ohtu kaasa toovad andmed, oht varale, siis panga krediitkaarditeenuste kaudu, oht sõnumisaladuse rikkumisele sideteenuste puhul, inimese asukoha reaalajas jälitamine, inimese majandusliku seisundi avalikuks saamine. Siinkohal siis erilist tähelepanu tasub pöörata maksuandmetele, pangaandmetele, krediidireitingutele ja ka kõikvõimalikud mingid avalikud andmed, kus siis võib väga selgelt see majanduslik seis avalduda. Ja mingi diskrimineerimine või samaväärse mõjuga tagajärg, kus siis näiteks töövahendusteenuse puhul mingid hindamisteenused takistavad võib-olla tööturule sisenemist mingite üldiste näitajate põhjal, laste isikuandmete töötlemine ja kõikvõimalikud seadusest tuleneva saladuse hoidmise kohustusega kaitstud andmed ehk juurdepääsupiiranguga teave ja ameti- ja kutsesaladusega kaitstud teave.
Siis õiguslikud tagajärjed andmesubjektile on siis selline otsus, mis mõjutab otseselt andmesubjekti juriidilisi õigusi. Näiteks õigus saada mingit õigusaktidega kehtestatud hüvitist või toetust, lapsetoetused, majandustoetused või siis selle andmisest keeldumine, samamoodi näiteks riiki sisenemine või kodakondsuse andmisest keelamine. Riiki sisenemise puhul meil näiteks on ju väga tänuväärselt need automaatsed passikontrollid, siis ka samamoodi automaatne isikuandmete töötlemine, tõenäoliselt olen üsna kindel, eelnes sellele päris põhjalik mõjuhinnang, aga süsteemina kasutaja mugavuse mõttes täiesti super, et ma lihtsalt loodan, et on läbi mõeldud ka andmekaitsealaselt. Ja see muu märkimisväärne mõju võib siis olla mingi näiteks juurdepääs terviseteenusele või just nagu räägitud tööturule või töövõimalustele ligipääs või pannakse mingisse äärmiselt ebasoodsasse olukorda või juurdepääs haridusele, ülikooli vastuvõtmine, et kõik sellised eluliselt olulised tagajärjed, ütleme siis niimoodi. Ja mõjuhinnangu puhul siis tuleks läbi kirjeldada, mis on need kavandatud toimingud ja eesmärgid, teha siis vajalikkuse ja proportsionaalsuse analüüs, ohtude kirjeldus ja hinnang ja siis ka kaitsemeetmed, mida saab rakendada. Kui nüüd läbi viia seda mõjuhinnangut, siis sellise töötlemistoimingu protsessi puhul mina soovitan alati alustada sellest, et kirjeldada, mis on siis planeeritud töötlemistoimingud, mis on kasutatavad tehnilised lahendused, et mida ma üldse tahan tegema hakata. Siis kaardistada sellised esialgsed riskid, mis on see oht, mis võib juhtuda, mis võib pahasti minna, mis on selle tõenäosus, mis on tagajärg, kui midagi pahasti läheb. Moodustada töörühm, ehk siis kui ma olen selle töötlemistoimingu ja riskid paika pannud, siis ma tõenäoliselt juba saan aru, kui palju mul on vaja IT-teadlikkust, kui palju mul on vaja mingit valdkonnapõhist teadlikkust, meditsiinis võib-olla mul on ka täiesti meditsiiniteadmistega inimest sinna juurde vaja, et oskaks mulle öelda, kui tundlik üks või teine asi on. Ja kui siis see töörühm on koos, et siis tasub hakata hindama neid andmetöötluse vajalikkust, proportsionaalsust, riske, et kas mingeid andmeid saab vähem koguda, kas midagi on juurde vaja selleks, et ei tekiks diskrimineerimist, kuidas see selle õigusliku alusega täpselt seotud on jälle. Kui need riskid on paigas, saab uurida, mida saab teha nende riskide maandamiseks ja hinnata uuesti, kui riskid on proovitud ära maandada, vaadata, kuidas siis selle vajalikkuse proportsionaalsusega riskidega on. Ja kui tundub, et need riskid on piisavalt maandatud, et ei jää suuri riske, siis jätkata seda toimingu planeerimist, minna võib-olla edasi töötlusfaasi. Aga et kui riskid ei ole maandatud ja jääb endiselt suur jääkrisk, et siis tasub kaaluda järelevalveasutusega eelkonsulteerimist. Või kui see risk tundub nii suur, et see on ikka, see konsulteerimine ka ei aita, et siis tuleb uus plaan teha, et siis jääb katki see plaan. Ja see kõik protsess tuleks ära dokumenteerida, samm-sammult kirja panna ja nagu öeldud, vajadusel uuendada, et ei ole kivisse raiutud, vaid peaks vajadusel täiendama seda. Ja mõjuhinnangu läbiviimise käigus see fookus peaks olema võimalikul tekkival kahjul. Ehk siis mõelda nii mustale stsenaariumile kui võimalik, et mõelda kõik läheb nii valesti ja nii pahasti kui üldse võimalik, et mitte mõelda seda roosilist, kus kõik on hästi, kõik on turvaline ja keegi midagi kurja ei taha, et mõjuhinnangu vajadus on vastupidine, et sa mõtled kõik läbi, mis võib juhtuda. Et seda ei pea kartma, et kui ma nüüd panen sinna hästi palju riske kirja, et siis keegi ütleb, et oi, see on ikka nii riskantne toiming, et seda ei saa teha. Et eesmärk mõjuhinnangul ei ole kõiki riske välistada. Et see eesmärk ei ole sellest, ma teen nüüd mõjuhinnangu ära ja kirjutan alla rohelisega, et riske pole. Et eesmärk on need riskid tuvastada, maandada, kaardistada jääkriskid ja võtta need jääkriskid arvesse. Et tuleb hinnata, kas see jääkrisk on põhjendatud, kas see on piisavalt madal, aga et ei tasu endale eesmärgiks seada, et ma teen nüüd mõjuhinnangu ära ja järeldan, et ühtegi riski ei ole olemas. Et siis, kui ühtegi riski ei ole, et see on kaks varianti, et kas on väga lihtne toiming, kus tekib küsimus, kas seda mõjuhinnangut üldse oli vaja, või siis kas ikka on päriselt kõik riskid kirjas. Et pigem seda riski ei ole varianti, ei tule praktikas väga tihti ette. Ja hiljuti ma aitasin läbi viia ühte
mõtlen, kas ma piisavalt üldistada saan, aga põhimõtteliselt asukoha andmetega seotud mõjuhinnangud, kus siis ettevõte tahtis sõidukile panna külge GPS-i eesmärgiga, et inimene ise saaks jälgida oma liikumistrajektoori, liikumisharjumusi, ka seda, kus see sõiduk asub, kui ta parasjagu ise sellest eemal on. Ja siis tõdesime ka, et ühest küljest on riske, sellepärast et tegemist on ju tundlike andmetega, see reaalajas jagab pidevalt asukohta kuskile pilve. Nad mõtlesid läbi, kuidas nad saavad neid riske maandada, ehk siis samamoodi nad kasutasid pseudonümiseerimist, nad tõid lõpuks väga mitu andmebaasi, kus siis 3-astmeline pseudonümiseerimine selles mõttes, et ühes olid lihtsalt asukohad, siis teises andmebaasis sa said need asukohad seostada selle sõidukiga alles ja 3. oli see, mis siis sidus selle sõiduki kasutajaga. Ehk siis ka alguses, kui tundus, et neil on niimoodi, et iga kasutaja puhul on enam-vähem reaalajas näha, kus ta liigub, et siis tegelikult see kaitsemeetmete kaudu õnnestus neid riske nii palju maandada, et see toiming oli okei ka andmekaitsealaselt ja loomulikult sinna juurde kõikvõimalikud tehnilised meetmed, kuidas neid pseudonümiseeritud andmebaase lahus hoida, kõik sellised teemad. Aga et seal oli just see, et kus vastus ei ole selles, et meil on kõik okei, ühtegi riski ei ole, vaid vastus on sellest, et mõtle läbi, mis need riskid on ja mida sa saad teha, et ennast nende eest kaitsta ja kui mingi risk jääb, et siis see on võib-olla see koht, kus sa pead rohkem monitoorima, rohkem ressurssi sinna panema, et sa kontrollid, et kui see risk peaks realiseeruma, sa saad kohe aktiivselt tegeleda, et see ei jää sul ka märkamata. Ja siis esimene selline mõte, et kui siis hakata seda kirjeldust tegema, siis mida ma tahan andmetega teha, mõelda läbi, kui kaua ma tahan teha, kas see on selline lühike projekt, mul on nädalaks neid vaja või ma kogun neid andmeid mitmeks aastaks, mis laadi see töötlus on, kas ma teen automatiseeritud otsuseid, kas see on automaatne töötlemine, kas on profileerimine, kas on niisama säilitamine, mis see ulatus on, mis tehnilisi lahendusi ma tahan kasutada, siis kontekst ehk siis ka hinnang sellele lähteandmestikule, jällegi seesama, mida ma nendest andmetest tuletada saan, et hea küll ma ütlen, ma kogun punktid A, B ja C, aga kui ma neid A, B ja C nüüd otsa vaatan, kas ma saan nendest midagi veel järeldada? Mis on need eesmärgid, miks ma tahan neid andmeid töödelda? Ja sellest omakorda siis see vajadus ja proportsionaalsus ehk siis ära põhjendada, miks mul selle eesmärgi täitmiseks on vaja neid andmeid ja miks ma ei saa vähemate andmetega hakkama ja miks mul ei ole vaja rohkem andmeid. Ehk nagu enne räägitud, nii palju kui vaja, nii vähe kui võimalik. Siis, kui see töötlemistoimingu kirjeldus on paigas, ma saan aru, mida ma teen ja miks ma teen, siis ma hakkan hindama, mis võib juhtuda, mis võib pahasti minna. Et kui mul on need andmed kogutud, mul on need käes, ma hakkan töötlema, mis võib nihu minna. Kui midagi valesti läheb, et kas see on seotud selle tervikuga, kas see risk on seotud mingi konkreetse kategooriaga, näiteks kui mul ongi andmebaasis inimeste nimed ja siis tulevad mingid terviseandmed, et oletame, et mul lekib ainult see inimese nimi, see ei ole väga suur risk, selles mõttes see on halb küll, aga inimese nimi ei ole meil mingi suur saladus. Aga kui lekivad sinna juurde inimese terviseandmed, siis see on juba suur probleem, et mis kategooriaga see risk seotud on, et ei saa enamasti öelda, et see risk on kõigega seotud, et see risk tavaliselt on suurem või väiksem olenevalt sellest, mis andmekategooriaga ma tegelen. Mis see tekkiva kahju tõenäosus on, mis see mõju andmesubjektil on ja siis selle kahju tõenäosuse ja mõju pinnalt saab hakata järeldama, et mis see suur risk on. Et see konkreetne on jälle lihtsalt näide, see ei ole määrusest, et see on jällegi selle UK andmekaitseasutuse kodulehelt, et kuna neil on lihtsalt kodulehel väga palju infot, millest tuleb suhtuda teatava kriitikaga, sest nad ei ole enam Euroopa Liidus, neil ei kohaldu otse GDPR, aga kuna paljud asjad on sarnased, siis tõlgendamise mõttes, kui asi on sarnane, siis saab kasulikku infot. Aga et siis lihtsalt ongi, et sa võtad selle mõju tõsisuse ja tõenäosuse, teed sellest sellise maatriksi ja määratad ära, et millal siis sinu jaoks see risk on kõrge, millal on keskmine, millal on madal. Ja kui sa siis oled need paika saanud, vaatad, mis on need kõrged riskid eelkõige siis sinna poole, vaatad ka keskmised üle, madalad üle,
siis mida sa saad teha selleks, et seda riski maandada, et kas sa saad näiteks mingid andmed jätta kogumata, et sa ikkagi otsustad, et selle ühe andmekategooriaga on seotud nii suur risk, et see ei ole proportsionaalne, et ma jätan selle kogumata, ma saan oma eesmärki ikkagi täita või vähemalt mingis osas eesmärki täita, aga et ma ei pea võib-olla mingit kõige suuremat riski kaasa toovat andmekategooriat üldse koguma. Võib-olla ma saan seda skoopi kuidagi vähendada, et ma võib-olla võtan alguses väiksema hulga andmesubjekte, võib-olla ma säilistan neid andmeid lühemat aega, võib-olla ma saan võtta kasutusele mingeid täiendavaid tehnoloogilisi kaitsemeetmeid, et äkki ma saangi näiteks pseudonümiseerimist kasutada, et see turvalisem oleks. Kindlasti, mis aitab riske maandada, nagu enne öeldud, et töötajad. Inimene on see, kes ekslik on, arvutid ei eksi, arvutid teevad seda, mis me neile ütleme. Inimeste koolitamine, personali koolitamine, et rääkida läbi, miks isikuandmete kaitse on oluline, mis on need kestivad protsessid, mida tohib teha, mida ei tohi teha. Panna kirja, et mitte ainult rääkida, vaid et oleks selged lihtsad juhised. Mõelda, kas saab mingeid teistsuguseid tehnoloogiaid kasutada, mis riski aitaks maandada ja siis vaadata üle, et kui ma kaasan teisi töötlejaid, näiteks volitatud töötlejaid, et kas mul on nendega paigas andmetöötluslepingud, kas need andmetöötluslepingud katavad kõiki neid riske, mis ma leidsin. Kas ma saan andmesubjektile pakkuda veel mingeid lisakaitsemeetmeid, et tema õiguste rakendamiseks, nii nagu automaatsete otsuste puhul tuletan meelde lisakaitsemeede on siis see, et tal peab olema võimalik päris inimesega ka rääkida, et teda ei saa sundida ainult robotiga rääkima, ta peab saama päris inimesega ka rääkida, kui tal see vajadus on. Et jällegi aitab mingit riski maandada. Ja kui see siis kõik on tehtud, siis saab vaadata, mis tulemus on, palju jääkrisk on ja uuesti hinnata selle samasuguse tabeli alusel, et kas siis nüüd on suur või ei ole suur. Ja kui lõpuks siis jõuavad kõik sinna madala riskifaasi, et siis võib edasi toimetada. Siis see dokumenteerimise osas, ma tean, et lõpptulemus enamasti mõjuhinnangutel on selline täpselt mingi pikk lohisev dokument. Mina ise nii esimese faasina kui viimase faasina üritan panna asjaga tabelisse. Et loomulikult olenevalt sellest süsteemi keerukusest teatud juhtudel ei pruugi lihtsalt ainult mingist väiksest tabelist piisata, aga mulle endale tundub, et tabeli kujul on asjad kiiremini hoomatavad. Et see ei pea olema ainus väljund, et see peaks olema ka see pikk kirjeldav dokument peab olemas olema, sest sinna saab kõik kirja panna. Aga selleks, et ma ei tea, 2 aastat hiljem, kui sa võtad selle lahti, et sa saaks kiiresti meelde tuletada, mis riskid ma leidsin, millega need seotud oli, kuidas ma neid maandasin, et see võiks olla sellise, kas või lihtsalt Exceli tabeli kujul kuskil selgelt ülevaatlikult lihtsasti vaadatav, et see on ka lihtsamini siis edasi arendatav see dokument pärast ja lihtsamini üleantav, et kui personal vahetub või midagi, et siis jällegi saab kiiremini ülevaate kätte. Hästi põgusalt veel privacy by design ja privacy by default. Sellised jällegi uhked sõnad määruses. Privacy by design lihtsustatult tähendab siis seda, et juba selle töötlemisvahendi kindlaks määramise ja loomise ajal rakendatakse selliseid tehnilisi korralduslikke meetmeid, mis aitavad kaasa andmesubjekti õiguste kaitsmisele. Et jällegi arvesse tuleb võtta neid samu teaduse, tehnoloogia areng, kulud, laad, ulatus, kontekstid, eesmärgid, ohud, ehk sisuliselt seesama, mis nende tehniliste meetmete kohaldamisel. Ja need, mis selles lõimitud andmekaitses sisalduvad, oleneb väga palju sellest, mis toiminguga meil tegemist on. Et mõte on selles, et eelduslikult peaks süsteem kaitsma andmesubjekti, ehk siis eelduslikult süsteem pigem teeb siis otsustusi ja protsessi niimoodi, et andmesubjekti õigust on maksimaalselt kaitstud. Et ma kirjutan juba mingit koodi niimoodi, et ta ei kogu igaks juhuks mingeid andmeid, mu süsteem on üles ehitatud niimoodi, et seal on need turvameetmed, need on läbi mõeldud, et see eeldus peaks olema selles, et kõik on maksimaalselt turvalised ja sellega seondub seesama privacy by default, mis siis ütleb, et vaikimisi töödeldakse ainult vajalikke andmeid konkreetse eesmärgi saavutamiseks, mis siis tähendab seda, et nende arvutiprogrammide ja tarkvaradega
peaks olema eelseadistatud sellised väärtused, et andmesubjektilt ei võeta mingeid andmeid enne, kui ta annab selleks ise konkreetse tahteavalduse. Et a la mingi küpsiste kogumised on selline klassikaline näide, et kus ei tohiks olla seda, et sa lähed veebilehele ja seal automaatselt paigaldatakse kõik küpsised ära ja siis öeldakse, et kui ei meeldi, mine kustuta brauseri seadetest ära. Et see peaks olema vastupidi, et midagi ei tehta enne, kui andmesubjekt teeb selle liigutuse, et jah, palun, ma tahaks neid küpsiseid. Ja siis ka suuremate süsteemide puhul samamoodi, et kogutakse ainult vaikimisi need andmed, mida tõesti on vaja selle eesmärki täitmiseks, näiteks küpsiste näites ostukorvid. Siis, nagu lubatud lõpetuseks, lühidalt andmetöötluspilves. Kõigepealt, kuna see küsimus oli sõnastatud, ka varasemalt on päris sageli olnud küsimus selles võtmes, et andmetöötluspilves on ebaturvaline, siis jah ja ei, selles mõttes pilv on kellegi teise arvuti, et selles mõttes andmetöötlusarvutis, mis on internetivõrku ühendatud eelduslikult, ei ole turvaline. Et alati tuleb iga arvuti puhul, mis on internetivõrgus, selleks, et see oleks turvaline, rakendada mingeid lisameetmeid. Ja see, et see andmetöötlus on pilves, tähendab lihtsalt seda, et see ei ole sinu enda arvuti, vaid see on kellegi teise arvuti, kus sa neid andmeid töötled. Ja siis ongi täpselt see nagu pilvetöötluse turvalisus on nii turvaline, kui see arvuti on, nii usaldusväärne, kui see teenusepakkuja on. Ja selleks, et seda teenusepakkujat kaasata, siis need pilveteenuse pakkujad toimetavad isikuandmete kaitse mõttes volitatud töötlejatena ja ka määrus ütleb, et volitatud töötlejana tohib kaasata ainult selliseid isikuid, kes annavad piisava tagatise, et nemad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et isikuandmete töötlemine vastab määruse nõuetele ja tagab andmesubjekti õiguste kaitse. Ja sisuliselt see ütlebki, et andmetöötluspilves on okei, juhul kui sa saad aru, et see andmetöötleja samamoodi rakendab asjakohaseid tehnilisi korralduslikke meetmeid. Ehk siis samamoodi, nagu sa ise peaks neid meetmeid rakendama, siis see pilveandmetöötleja peab samamoodi neid rakendama. Kuidas kontrollida, kas see tagatis on piisav? See on praktikas hetkel selles mõttes palju kirgi küttev, aga vastuseta, et küll saadetakse mingeid küsimustikke välja, küll piirdutakse lihtsalt sellega, et volitatud töötleja ütleb, ma ausõna olen GDPR compliant ja kõik võimalikke vahepealseid variante, et sisuliselt sa enamasti ei saa minna kontrollima koha peale enne lepingu sõlmimist nuuskima sinna ringi, et mida ja kuidas täpselt tehakse. Et see on selline üldine ettevõtluse due diligence, et sa peaks veenduma, mis nad teevad ja mida tundlikumad on need andmed, rääkimata eriliikidest, siis tuleks kindlasti veenduda, et tegemist on usaldusväärse teenusepakkujaga ja ka seal on need geograafilised probleemid, et meil suurimad need teenusepakkujad on ikkagi USA ettevõtted, seal Google, Amazon, Microsoft, Azure, et seal tekib ka see küsimus, et kui nad alluvad võõrale jurisdiktsioonile, et siis kas ja mil määral saab usaldada, et see võõras jurisdiktsioon mingi hetk ei saa ikkagi oma kommitseid sinna andmetele ligi. Selle vastu aitavadki mingid krüptograafilised meetmed, nagu öeldud, võib seal pilves hoida ainult pseudonüümiseeritud andmeid, samamoodi võib seal pilves hoida ainult krüpteeritud andmeid, et sa krüpteerid andmed oma seadmes ära ja lihtsalt andmemahutavuse mõttes hoiad seda krüpteeritud faili kuskil pilves, et selles mõttes seal ei ole vahet, kas see pilve enda krüptograafia on piisav või mitte, et kas keegi sealt saab ligi või ei saa ligi, kui see andmestik on niisugune, et sa oled selle ise ilusti ära krüpteerinud, siis jällegi ilma kvantarvutiteta tõenäoliselt on turvaline, et see ongi see, et kus tuleb läbi mõelda lihtsalt, kas see konkreetsel juhul on aktsepteeritav või mitte seal asjade pilves hoidmine, et see ei ole keelatud, see ei ole välistatud, lihtsalt tuleb arvestada, et see on andmekaitse mõttes volitatud töötleja ja sa pead läbi mõtlema, mis on see sinu jaoks piisav tagatis, et need tehnilised korralduslikud meetmed on määruse kontekstis piisavad või asjakohased siis. Ja see volitatud töötleja ei tohiks kaasata teisi volitatud töötlejaid ilma siis vastutava töötleja konkreetse või üldise kirjaliku loata. Ja kui see on ka üldine kirjalik luba, siis peab sellega kaasnema teavitamiskohustus. Ehk mõte on selles määruses, et see
andmetöötluse kett või ahel peaks olema lõpuni jälgitav. Et isegi kui mina vastutava töötlejana annan need andmed volitatud töötlejale, siis ma pean nägema lõpuni, kuhu need tagasi liiguvad. Sellega praktikas on väga-väga palju probleeme, eriti erasektoris, sellepärast paljud ettevõtted ütlevad, et aga see, milliseid volitatud töötlejaid mina kasutan, on minu ärisaladus. Et kui ma sulle kõik ütlen, siis sa ju lähed kasutad ise otse sõlmid nendega lepingut. Et andmekaitse mõttes see ei ole nii lihtne, et sa ei saa öelda, et ma ei taha öelda, sellepärast et see on ärisaladus, et see peab ikkagi olema läbipaistev, sest muidu ei suuda vastutav töötleja kontrollida seda tagatist. Samas minna käia igaks juhuks kõikidelt koos hinnapakkumisega, küsida tervet seda volitatud töötleja nende alltöötajate ringi. Suurte ettevõtete puhul ei ole ka mõistlik, et jällegi tuleb leida mingi selline kaine mõistusega tasakaal selle õigusakti ja päriselu vahel. Aga et puhtalt määrusest tulenevalt peaks olema see ahel täiesti lõpuni läbipaistev ja tegelikult ka andmesubjektile lõpuni läbipaistev. Ja kui siis on otsustatud, et mõni volitatud töötleja on sobiv, pilvetöötlus või mõni muu töötlus, siis kindlasti tuleks temaga sõlmida andmetöötlusleping, mis on siis leping selle kohta, mida töödeldakse, kui kaua töödeldakse, kuidas töödeldakse, miks töödeldakse, mis isikuandmeid töödeldakse ja mis on siis kummagi poole kohustused õigused. Ja selle lepingu sõlmimine on tegelikult väga selgelt mõlema poole huvides, et see määrusest tulenevalt on ka nii vastutava kui volitatud töötleja kohustus ja vastutava töötleja huvides on see, et ta seab volitatud töötlejale selged reeglid, kuidas isikuandmeid selle vastutava töötleja nimel töödelda tohib, kuidas neid töötlema peab. Volitatud töötleja huvides on see leping sõlmida sellepärast, kui seda lepingut ei ole, siis võib järelevalve öelda, et aga sa oled iseseisev vastutav töötleja või kaasvastutav, aga igal juhul vastutav, mitte volitatud. Ja kui sa oled vastutav töötleja, mitte volitatud, siis on määrusest terve rida täiendavaid kohustusi. Ja kui sa ise arvad, et sa oled volitatud, siis tõenäoliselt sa ei ole neid kohustusi täitnud ja siis kaasnevad need 20 miljonit trahvi ja nii edasi. Et selles mõttes see andmetöötluslepingu sõlmimine, mida pahatihti kas kõige hullem variant üldse ei sõlmita või halb variant sõlmitakse, võetakse mingi template kuskil ja visatakse allkirjad alla, sest see peab ju olemas olema. Et tegelikult see on väga sisuline dokument ja see tuleb üle vaadata, mis seal kirjas on ja kuidas seal kirjas on. Et see on mõlema poole huvides, et see oleks päriselt hea sisuline leping, mitte suvaline template või üldse puuduv dokument. Nii, kas nüüd on küsimusi? Meil on paar minutit veel aega. Ma hea meelega vestlen meil andmekaitse teemadel. Et võib-olla seotud küsimusi, võib-olla ka täiesti, lihtsalt tuli pähe mingi muu asi, mida ma täna võib-olla ei rääkinud, aga. Nii. Ei paista kellelgi küsimusi olevat. Kas ma... Aga siis, kui ei ole küsimusi, ma vaatan igaks üks chati ka korra. Ja hei, chatis ei ole ka midagi uut. Aga siis mina tänan omalt poolt ja kui tekib küsimusi, et siis saatke mulle julgelt meil ja ma saadan siis need loengumaterjalid ka, et ma saadan slaidid ja panen sinna natuke teksti ka juurde ja nagu lubatud siis need õigusaktid ja mingite analüüside viited, millest ma täna ka rääkisin. Ka siis aitäh ja meeldivat päeva jätku.